Ma lähen edasi selle teemaga, mis ma olen siin nüüd 3 korral tegelikult rääkinud ja täna on 4. kord ja on rääkinud sinu mõtlemisest. Ja tee lahti 3. Johannese 1.2. Nüüd, kui ma ütlen, et tee lahti, see on väga oluline see, et meil oleks üks harjumus Jumala sõnast ka ise asju uurida. See põhjus, miks, ütleme tänasel päeval küll väga paljudel on juba mobiilina see piibel kaasas või aga kui sul on ta paberkujul kaasas, on see sama, et sa ise õpid Jumala sõna uurima. Et sa loed nii-öelda koguduses piiblit ja sa loed ka kodus piiblit. See on väga oluline, sest et see näitab ka sinu suhtlumist ja seda, kui väärtuslikuks sa pead Jumala sõna. Ma tean, tänasel päeval on mõnedes kogudustes on niivõrd nagu üritatakse modernseks minna, kus saalid tehakse nii pimedaks, et sa ei saagi üldse piiblit lugeda. Ja tõsimeeli, kus lava on ainult valgustatud ja selles mõttes saal on täiesti pime ja inimesed, kes seal saalis on, vähemalt paberkujul näil piiblit küll eriti ei õnnestu lugeda ja mobiilist võib-olla heal juhul kuidagi loevad selle välja. Aga nüüd ei peaks nii olema. Kogudus on tegelikult koht, kus me tahame õppida, areneda ja edasi liikuda. Et see on treeningu koht, kus sina võid muutuda ja kus sinul on põhjust Jumala sõna uurida ja sellesse süveneda. Ja 3. Johannese 1 ja 2. salm siis loen. Nüüd see on siin kirja alguses, kuigi et see on meil piiblis kirjutatud erinevate kirjedena need asjad, ei räägi see sellest, et nagu öeldakse, kui ta siia algusesse kirjutab, siis ta kirjutas ühe sükse mitte midagi tähendava sissejuhatuse või tervituse, vaid see on Jumala sõna kogu aeg ka alustatud kõige esimesest sõnast peale. Nii et see ei ole sisulage tervitus, vahetevahel me inimestele oleme harjunud kirjutama mõningaid ilusaid lauseid mõnda kirjade või asjade algusesse, sellepärast, et see on nagu kombeks. Nüüd see kristlasena ei peaks olema ainult kombeks, vaid see on see, et me tõsiselt seda mõtleme, mis me sinna ka kirjutame. Ja Jumala sõna ütleb siin niimoodi. Armas soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Nüüd saame aru, see on natukene vanem eesti keel, aga võib-olla me räägime ka sarnaselt, käsi käiks hästi, aga selles on natuke midagi enamat. Ja näiteks laiendud tõlge tõlgib selle 2. salmi niimoodi. Armas, ma palun, et sa oleksid jõukas igal viisil ja sinu hing ja sinu ihu oleks terve, nagu ma tean, et sinu hingel läheb hästi ja see on jõukas. Nüüd ta räägib sellisest asjast nagu hinge jõukusest. Me saame aru, jõukus räägib üldiselt materiaalsest edukusest, ta räägib ka rahast ja asjade omamisest ja muuseas see ei ole oma olemuselt üldse halb asi. Mõtle kas või isegi selle peale, kui me tänasel päeval kõik oleksime kõik reaalsed euromiljonärid ja selles mõttes, et see miljon oleks mitte sul kuskil mingisuguses kinnisvaras või asjas, vaid see oleks reaalselt su pangaarve. Siis mõtle, kui palju me võiksime midagi teha. Kui paljudesse kohta me võiksime Jumala sõna viia, ehitada koguduse hooneid, peaks ütlema lausa mitmuses, kui me räägime sellistest summadest, täita nad tehnikaga, vahendite ja asjadega ja jõuda Jumala riigis niivõrd kaugele. Ja väga paljud ei jõua sellepärast, et nad arvavad, et Jumal tahab, et me oleksime vaesed. Ja kogudused peaksid kuidagi venitama, niimoodi otsaga kokku saama. See ei ole Jumala tahe. See ei ole Jumala plaani. Sellepärast ta ütleb, et armas, ma soovin üle kõige, et sa oleksid jõukas. Või siin ta ütleb, et sa palub siis lainud tõlkes. Et sa oleksid jõukas ja ta räägib materiaalsest jõukusest. Nüüd ta räägib seda nii üksikisikule kui ka kindlasti kohalikule kogudusele. Aga ta seob selle millega? Sinu hinge olukorraga. Nüüd, mis see tähendab sinu hinge olukorraga? Nüüd, see on üks asi, inimesed kasutavad sõna hing väga sageli mõistmata, mis see tähendab. Piibel õpetab, et selles järjekorras sina oled vaim, sul on hing ja sa elad ihus. Nüüd, vaim siis väikse tähega, me saame aru, Piibel räägib pühast vaimust, Piibel räägib ka kurjadest vaimust, aga sina oled ka vaimne olend. Selle ihu sees siin on üks inimene ja sinu puhul ka. Oled võib-olla olnud mõne inimese matustel, siis seda inimest tegelikult seal ei ole. Vahest me küll nimetame seda selle inimese ära saatmiseks või midagi taolist, olgu selle väljendiga, kuidas ta on, tema on tegelikult läinud ammu sealt juba. Sel hetkel, kui ta nii-öelda lõpetas hingamise, ta lahkus.
kui talle kui oli antud elu Jeesusele, ta läks taevasse ja see läks väga kiiresti. Kui ei olnud, siis kahjuks mitte. Üks asi ka, nüüd me ei pea alati võib-olla iga inimesele hakkama seda otse ütlema, aga sa oled märganud väga sageli, väga paljud inimesed, kui keegi ütleme, isegi võib-olla tuntud inimene või keegi kuskil sureb või kuskil viidatakse, siis arvatakse seda, et tema läks ka taevastele teedele. Kas sa oled kindel? Kui ta ei ole oma elu Jeesusele andnud, siis ta ei läinud sinna. Igaüks, kes lõpetab siin maa peal see elu, ei lähe automaatselt taevasse. Ja see on väga paljudele ka uskmatutele inimestele, et seda on vähemalt tore öelda või midagi kuidagi kena öelda sellises situatsioonis. Võib-olla sa ei pea selles situatsioonis seda kohe alati välja ütlema, aga see on reaalsus. Paljud inimesed, kes arvavad, et tema on läinud taevasse, ei lähe sinna kahjuks. Ja sinna ei saa heade tegude põhjal. Sinna saab usu läbi Jeesusesse. Amen. Nii lähme tagasi. Sinu hing nii-öelda on siis sama, millest ta räägib siin. Ma käin meelega need asjad läbi, et meil oleks nagu selge pilt, sest vahetevahel inimesed unustavad need asjad ära. Hing räägib siis sinu emotsioonidest, ka tunnetest, ka mälestustest ja ka mõtetest. Kõik, mis on sellega seotud. See on siis sinu mõtlemine tegelikult väga paljus. See on see sama hing. Ja ta seostab sinu materiaalse olukorra, ehk siis ka sinu rahalise olukorra, millega? Sinu hinge olukorraga ja seostab ka sinu tervise olukorra. Millega? Sinu hinge olukorraga. Ja siis see, mis toimub sinu mõtetes, see, mis toimub sinu mõtlemises, see ei ole lihtsalt mingisugune, mis seal ikka siis on, eks ma ikka erinevaid asju mõtlen ja see mõjutab sinu tervist. Ja see võib mõjutada kas sinu tervist negatiivses suunas või positiivses suunas. Nüüd me ei räägi ainult sellest, et sa lihtsalt mõtetega muudad teatud asjad, oma mõtlen ja siis asjad lähevad teistsuguseks. Me ei räägi mõtlemise väest, vaid me räägime sellest, et Jumala sõna, mis on sinu mõtetes, toob esile selle, et Jumal saab sinu elus tegutseda, muuta ja kui vaja ka tervendada. Et see ei ole see, et mingi mõtete vägi muudaks sind või taolist. Sellest Piibel ei räägi, vaid ta räägib just sellest, et sa mõtled Jumala sõna ja see toob esile selle väe, mis on Jumala sõnas ja Jumala sõna ja Jumal ise ka muidugi selle taga saab sinu elus tegutseda. Sellepärast ta räägibki sellest seosest just, kuidas sinu mõtlemine mõjutab otseselt sinu tervist ja ka sinu materiaalset olukorda. Amen. Sa võid julgelt ütelda amen ja väljendada oma nõustumist. Amen. See ei ole lihtsalt ainult üks sükene asi, mis, ma ei tea, piiblist mõni inimeste väest ütlevad, vaid see väljendab sinu nõustumist, et sa haarad sellest kinni. Vaata korra Rooma 12.1. Ma käin mitmeid tutvaid kirjakohti läbi ja me lähme selle juurde, mis ma hakkan rääkima täna. Ja ma pealkiriks tegelikult, ma ütlen selle ka siia vahele, on vaadates nähtamatut. Rooma 12 ja salmist 2. Tegelikult ma loen 1 ikkagi lausa. Salmist 1, Rooma 12.1. Ma manitsen teid nüüd vennad. Sageli, kui meie vanem piibel tõlge kasutab sõna manitsema, siis tegelikult ta ütleb julgustama see paljudes tõlgetes. Ma julgustan teid nüüd vennad Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks. Nüüd, kui Piibel räägib sellest maailmast, siis ta räägib maailmasüsteemist ja tegelikult räägib ka sellest maailmasüsteemist, mis on kuradi meelevallas. Ta ei räägi nagu sellest maakerast kui sellisest. Vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Nüüd ta räägib sellest, et meil on võimalik muutuda teistsuguseks. Nüüd ma kasutan ühte teist tõlget, mis on ka ingliskeelne üks päris huvitav tõlge, see on New Living Translation. See tõlgib selle teise salmi sellisel kombel. Ärge kopeerige selle maailma käitumist ja kombeid, vaid laske Jumala sõnal ennast muuta teiseks inimeseks, muutes selle, kuidas te mõtlete
siis te õpite tundma Jumala tahet enda jaoks, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Nüüd me näeme, seesama mõte on tegelikult meie tõlkes ka sees, on seesama, et sinul on võimalik muutuda, ta räägib kristlastega, teistsuguseks inimeseks. Ma sain päästetud, Jeesus tuli mu südamesse. Hea ja väga vajalik, oluline otsus. Aga nüüd, nagu öeldakse, sinu mõtlemine ei muutunud sel hetkel. Me saime kaasa tulles Jumala juurde kahjuks ka ühe negatiivse pagasi. See on sinu mõtetes. Ja me peame sellega arvestama, igaühel meil mingil kombel see on, isegi kui sa oled kauem kristlane olnud, see ei ole automaatne. Sul on teatud pagas kaasas. Nüüd mõni ütleb, me peame paluma siis, et meie hinged saaksid terveks. Ei, see ei ole see, mida sa peaksid tegema. Vaid sul on vaja mida teha? Muuta oma mõtlemine. Nüüd sinu hingeala ei ole see, millega Jumal tegeleb. Jumal ei muuda sinu mõtteid. Nüüd see on üks väga isegi ohtlik asi, vahel inimesed mõtlevad seda, et nagu ma tahan, et ta seda hakkaks tegema, ma tahan, et ta nii mõtleks ja mõtlemist me ei saa kellelegi peale suruda. See on meie valikute küsimus. Ja kui me räägime üldse ka sellest, mis meie ümber toimub, vahel inimestel meeldib öelda, et nagu, Jumal ju valitseb kõike ja Jumal teeb kõiki asju, tema otsustab ja tema määrab kõike. Kõlab väga kenasti ja vaimulikult. Aga huvita, mõne inimese näiteks ei maksa 10 Jumalale oma kodukogudusse. Huvita, miks Jumal ei ole pannud teda tegema seda? Kui Jumal valitseb kõike ja kui Jumal määrab kõike ja Jumal otsustab kõike, miks ta ei ole teinud seda? Miks pärast? Sellepärast, et Jumal on andnud sulle vaba tahte. Ja see ongi tegelikult seotud millega? Sinu hingega. Ehk siis sinu mõtete ja sinu otsustega. Ma olen otsustanud, et ma ei maksa seda 10 ja ma olen kade ja ma tahan seda enesele hoida. Jah, või mõni inimene vahest ei teagi seda üldse, et Jumala sõna räägib 10 maksmisest oma kodukogudusse. Aga iva on selles, et see väljendab tegelikult meie suhtumist Jumalasse. Kui Jumal, sina oled oma sõnas nii ütelnud, siis ma otsustan teha seda. Aga Jumal on andnud sulle vaba tahte. Ta ei sunni, ta ei nõua, ta ei röö rusikaga lauale, sa pead nii tegema. Ei, ta ütelnud, nii on minu sõnas kirjutatud, nii sa peaksid tegema, sellega on kaasas ka teatud õnnistused. Jumalal on teatud tõotused, mis kaasnevad millega, et me teeme õigeid valikuid. Need asjad, mis meie ümber sünnivad ja asjad, mis meie ümber toimuvad, ei ole lihtsalt see, et Jumal valitseb kõike. Iva on selles, ka sina oled midagi otsustamas. Ka sina oled midagi määramas. Ja Piibel ütleb, et sina pead valitsema oma elus. Ja saame aru, ütled, Jumal ju valitseb. Ei, siis ta valitseb, kui sina annad talle valitsuse. Ja see on väga oluline neid asju mõista, et kõik ei ole lihtsalt automaatne. Vahest inimesed küsivad, miks selle inimesega juhtusid sellised halvad asjad ja miks meie ümber on sõjad ja miks meil on sellised väga katastroofilised ja negatiivsed asjad kuskil sünnivad ja miks need õnnetused juhtuvad ja mis iganes. Ma ei saa sulle alati ühest vastust anda, aga need on väga otseselt seotud inimeste otsuste ja valikutega. Keegi inimene on otsustanud, keegi inimene on valinud midagi ja teinud teatud asjad ja see on viinud sellisesse kohta need asjad. Et sellepärast valikud ongi väga olulised. Nii et see hing on väga määrav asi tegelikult. Nüüd, siin on võimalik teistsuguseks muutuda. Nüüd vaatame korra 2. Korintlastele 4.18. Tegelikult me hüppame kohe ühte teise kirja kohta. Siin tuleme hiljem. Ja lähme hoopis Galaatlastele 4.19. Ja ta ütleb siin niimoodi. Paulus kirjutab siin siis. Mu lapsukesed, kelle pärast ma olen jälle, kelle pärast ma nüüd jälle olen lapse vaevas. Kuni Kristus teie sees saab kuju. Nüüd,
pea meeles, Paulus kirjutab seda ja ta ütleb sellise väljendi, ma olen lapse vaevas, mis see tähendab tegelikult, see on seesama, kui ka last sünnitakse. Ta toob ühe võrdpildi siia sisse ja ta räägib seda, et ta nagu öeldakse tegelikult, kui sa uurid piiblit, siis saad aru, ta räägib tegelikult isegi palvest. Ta palus ja sellisel kombel palves ka olles, nagu öeldakse, teatud vaevas, ta palus esile nende elus midagi. Ja siis mida ta palus esile? Kuni Kristus teie sees saab kuju. Mis see tähendab? Kuidas Kristus saab kuju? See on üks teine väljend ka selle juures, saab vormi või ka saab pildi. Mida Jumal on tegemas meie kõigi puhul? Ta tahab, et me muutuksime Kristuse sarnaseks. See üks teine kirjakoht siin samas, mul on kirjas, see on Rooma 8:29. Võid korraga vaadata veel seda. Rooma 8:29 ütleb. Sest keda ta on ette ära tundnud, need on ta ka ette äranud olema tema poja näo sarnased, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Nüüd meid on määratud olema tema poja, viidates siis Jeesusele, näo sarnased. Nüüd vaata enda ümber ringi, mitu inimest siin on Jeesusega ühte nägu täpselt selles mõttes. Sa küsid, et kas Jumal on selline plaan, et ta tahab sind täpselt sama nägu teha. Ta räägib millestki muust. See sarnasus ei ole niivõrd nii-öelda väline sarnasus. Vahel mõni mõtleb, et me peame Kristuse sarnaseks saama või Kristus peab meist kuju saama. Et mulle tundub, et tol ajal nad vist käisid selliseste pikkade kuubede või selliseste, ma ei tea, me nimetaks võib-olla, kitliks on raske nimetada seda, aga väga pikkade sellised omapäraste kuubedega käisid ringi ja tüüpiliselt arvatakse, et Jeesusel olid veel pikad juuksed. Kõige naljakam selle juures on see veel, mul ei ole ühtegi piibli kirja kohta, millega seda tõestada. Olgu sellega, kuidas need kunstnikud teda iganes ka joonistanud on ja kas ta oli nii või ei olnud, ma ei tea ausalt öeldes. Mul ei ole isiklikult Jeesuse nägemuses ilmunud, aga miks seda ei ole meil kirjeldatud piiblis? Ja kui sa vaatad üldse Jeesuse välimust, kui sellist ei kirjeldata piiblis praktiliselt üldse. Ei räägita tema silmade värvist, ei räägita, samuti nagu ma ütlesin, juuste pikkusest ei räägita. Meil on üks vihje olemas tema riietusele. Kui nad nii-öelda see sama riietus, kui ta oli risti peale läinud, siis nad jagasid seda riietust ja tahtsid seda nii-öelda, nad ei tahtnud seda puruks tõmmata ja Piibel räägib sellest, et ta oli nagu ühes tükis kootud. See oli järelikult selline huvitav riideese ja kui sa uurid tolleaegse ajaloolist tausta, siis see oli väga kallis riideese tegelikult isegi. See oli see põhjus, miks nad seda ei lasknud ka lõigata tükkideks või taolist teha, sest nad said aru, et see nagu öeldakse, asjal on väärtus. Nüüd nii palju meil on ainult välimusest kirjeldatud, rohkem meil ei ole. Ei räägita tema pikkusest, ei räägita ei naha värvist, võime aimata, kuna ikkagi oli tegemist sealse piirkonna nii-öelda inimestega, ütleme, siis ta võis natuke tumedama naha värviga olla, tüüpiliselt võib-olla eestlane on, aga nüüd kõik see ei ole oluline. Ja sellega, miks seda ei räägita, sest see ei ole see oluline. Ja meie sarnasus Jeesusega ei ole mitte väline sarnasus, vaid see ongi just sinu mõtlemise ja ka sinu suhtumiste ja sinu mentaliteetide sarnasus. Seesama Kristus saaks sinus kuju on seesama, et sina mõtled samamoodi ja selle tõttu, mismoodi sa mõtled, ka tegutsed samamoodi. Ta räägib sama Rooma kirja koht, millest ma alustasin, ütles, et ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teed. Või siis see tõlge, mis ma tõin välja, et ärge võtke omaks selle maailma käitumisi ja kombeid. Ehk siis kuidas me näeme, kuidas see maailm üritab panna meisse teatud mõttemalle, teatud suhtumisi ja hoiakud, et me elaksime ja käituksime teatud kombel. Ja Jumala sõna tahab meisse panna oma suhtumisi ja hoiakuid ja mõtteviise, et me käituksime teatud kombel. Amen. Miks me teatud kombel kristlasena elame? Mõned kasutavad selliseid väljendid vahest. Meil on üks huumoriga vahest kodus seda ütelnud küll, et minu usk ei luba. Mõndale inimestel usk ei luba seda või teist või kolmandat teha. Nüüd see ei ole see, see on üldse niivõrd nagu ebapiibelik väljend tegelikult, üldse seda öelda. Me rohkem naerame selle väljend üle, sest et
Jumala sõna paneb sinu jaoks standardid paika. Mitte mingisugune usk ei luba. Usk on hoopis teise asi. Usk on kindel veendumus, millegi vestlus lähtub Jumala sõnast. Ja see ei ole lihtsalt see, et mingisugused keelud ja käsud sul on. Aga me peame aru saama sellest, et Jumal tahab siin kujundada tema ehk siis Jeesuse sarnaseks. Ja kuidas see kujundamine käib? Nüüd lähme selle kirjakoha juurde, mis ma tahtsin alguses lahti teha. Ja see oli 2. Korintlastele 4.18. Ja ta ütleb niimoodi siin väga huvitavalt. Meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatuile asjadele. Sest nähtavad asjad on ajalikud. Nüüd see väljend tegelikult kaasaegsemas keeles oleks siis ajutised. Nähtamatud aga on igavesed. Mõni ütleb, et mis asjast ta räägib, mismoodi ma saan vaadata, mitte vaadata nähtavaid asju ja vaadata nähtamatuid asju. Teeme ühe mängu kaasa. Et ma ei hakka midagi maagilist tegema, aga ma olen vähest mõningad sellised mänge läinud, aga nüüd on üks mäng nii-öelda. Pane silmad kinni. Ma pean ka tegema seda, muidu ma ei saa ka mäng. Midagi salajast siin toimuma ei hakka. Ja ma hakkan rääkima. Ja kujuta seda ette, mis ma räägin. Must, lõrisev, suur, karvane koer. Kas sa näed midagi? Kas pole nii? Sul on võimalik mida sõnadega luua pilte oma mõtlemises. Ja sul on võimalik midagi vaadata, mis selles maailmas ei ole nähtav. Nüüd me ei hakka mingist veidrusest rääkima, kohe me jõuame selle asjaga mõttega, millest me räägime. Jumala sõna tahab ka sinu mõtlemises ja hiljem ka sinu südames luua teatud pilte, mille sinul on võimalik vaadata. Mismoodi ma vaatan? Ma ei räägi nägemustest. Piibel räägib nägemuse nägemisest. Aga mis see tähendab vaadata? See on see, et sa paned ennast silmad kinni, sa näed mingi keerukas, tohutu raske olukord, niivõrd võimatu olukord sinu on su elus praegu. Ja sa võid lugeda, Jumala sõna ütleb, ja selles kõiges me oleme rohkem kui võitjad tema läbi. Sa võid panna silmad kinni ja vaadata, ma olen rohkem kui võitja. Ma ei vaata selle peale. Siin on see olukord, see on see situatsioon, see on keerukas, see on raske. Võib-olla arstid ütlevad seda, võib-olla rahalised asjad ütlevad seda, mis iganes. Ma võin silmad kinni panna, vaadata, ma olen rohkem kui võitja. See ongi sama, kuidas sa vaatad selle peale, mis on nähtamatu. Amen. See ei ole selles maailmas nähtav. Selles maailmas on näha võib-olla haigused, võib-olla probleemid, võib-olla segadused, võib-olla keerukad situatsioonid. Ja meil on võimalik neid kogu aeg passida. Ja inimesed sageli vaatavadki neid. Oi, kui raske olukord, oi, kui keeruline olukord. Uurivad ühe ja teise asja kohta. Nüüd see on ka üks tarkus tegelikult kristlasena, kui sa tahad, et Jumal võiks sinusse panna ühe õige pildi sellest, mis ta sulle on andnud. Siis sa pead vaatama seda, mida Jumala sõna ütleb. Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused. See on Jesaja raamatus 54. peatükk. See on seesama, et sina näed seda, Jeesus võttis minu haigused enese peale. Ja mitte sa ei näe seda, aga arst ütles seda ja see diagnoosis seda ja see räägis selle haigust ja see räägis. Ja vahest me otsime seda informatsiooni välja ja see ei ole vale sul teada vahel üldist informatsiooni, aga kui me keskendume ainult sellele, mida arst ütles ja mida Google ütles ja mida see ütles ja vahest meil on tohutu pikad jutud ja nimekirjad ja me teame sellest haigusest kõiksugu asju, aga me ei tea seda, mida Jeesus ütles. Mida Jumala sõna ütles selle kohta. Ja me peaksime nägema seda pilti, mida Jumala sõna ütelnud selle kohta, mitte seda pilti, mida arst on ütelnud ja mida olukorrad on ütelnud ja mida situatsioonid on ütelnud. Aga kuidas see juhtub? See on seesama, et sa vaatad seda nähtamatut. Mida sa vaatad? Jumala sõna vaatad. Vaatame korra ühte teist tuntud kirja kohta. See on Jakobuse kirja 1.22.
siin ta ütleb niimoodi, aga olge sõna tegijad. Ma arvan, et see peaks olema see, mis me tahame teha. Sest muuseas, kas sa tead seda, see, et sina oled kuulnud jutlust, ei tähenda seda, et see muudab sinu elu. Kui sa võtad ja kuuled ja teed selle sõna järgi, siis see muudab sinu elu. Aga olge sõna tegijad ja mitte üksipäinis kuuljad iseendid pettes, sest kui keegi on sõna kuulja ja mitte tegija, siis on ta mehe sarnane, kindlasti käib naise kohta ka, kes vaatab oma ihulikku palet peeglis. Ta vaatas ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Aga kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud ja jääb selle juurde, ei ole unustav kuulja, vaid on teo tegija. See on õnnis oma tegemistes. Kas ta räägib, millest ta räägib 25 salmis? Kes vabaduse käiusliku käsu, kui ta räägib seda sama, siis sa võid uurida, Piibel räägib Jumala sõnast ka kui käsust. Ja ütleb, kummardades on vaadanud ja jääb selle juurde. Niisiis, meil on võimalik mida Jumala sõnasse vaadata. Sa küsid, mismoodi ma vaadanud olen? See on see, et sa näed seda, mis see sõna räägib ja lased sellel sõna luua oma mõtlemisse pilte. Ja ma ei räägi ette kujutamisest, vaid ma räägin sellest, mida Jumal on rääkimas. Seesama, et sest sa ei mõtle ainult sõnades. Nagu enne ma just tegin seda, kui hakkasin seda koera kirjeldama, siis ei olnud lihtsalt KHOER, vaid selles oli konkreetne pilt tuli selle tõttu sinu mõtlemisse. Ja Jumala sõna loob ka sinus pilte, sinu mõtlemises. Kristus saab sinus kuju. Mõned tõlked kasutavadki saab pildi nii-öelda. Ehk siis seesama Kristus on saanud sinus kuju. Sa näed iseennast kui armastuses käivat, võidukat, tervet, kõik, kelle vajadused on täidetud saanud. Ja sa näed iseennast, vast me kasutame välja, et sa pead nägema ennast võitjana. Ja see ongi see tegelikult, mis see tähendab. Mis tähendab, sa pead nägema. See ei ole see, mis sa näed enda ümber, vaid see on seesama nähtamatu, mida sa pead nägema. Ma olen rohkem kui võitja. Ma näen seda, ma näen iseennast sellena. Kui ma panen oma silmad kinni, ma võin näha, ma olen võidukas. Olukorrad ei pruugi praegu seda rääkida, situatsioonid ei pruugi seda rääkida, tervis ei pruugi seda rääkida, rahakott või pangaarv ei pruugi ka seda rääkida, aga Jumala sõna ütleb seda ja ma kavatsen vaadata seda, mida Jumala sõna ütleb. Ma suunan oma silmad selle peale. Sellepärast ta ütlebki, kes vabaduse täiusliku käsu sisse on kummardades, on vaadanud ja jääb selle juurde. Eks see pole huvitav, ta ei räägi niivõrd vaatamisest selleks, et lugeda, vaid ta räägib vaatamiseks selleks, et see võiks luua sinus selle õige pildi. Amen. Nüüd üks asi veel, see on üks detail, võimalik, et sa ikka täna näiteks korra peeglisse vaatasid. Ma tean, meesterahvad saavad sellega kergemini hakkama ja tavaliselt ei vitsi sinna vaadata. Naisterahvad on kindlasti enamasti alati vaadanud. Ja see ei piirdunud enamasti siukse nii-öelda, et sa võtad selle peegli on see suur või väike, mis iganes, korraks niimoodi vaatad ja korras ja mis iganes, ei. Ja kes panevad naisterahvad, kes panevad meiki endale peale, see on protsess, ma olen näinud seda kõrvalt ja ma tean, mitte eriti palju ma ei tea sellest, aga ma tean, see on protsess. See, et ta võtab selle peegli ette ja siis ta hakkab vaatama, kus kohta, mis värv ja mis toon ja mis moodi ta täpselt läheb, kuhu läheb. Ja see ei ole, see on ikka omaette. Ja see nõuab mida? Vaatamist sellesse peeglisse. Sina võid meesterahvana lihtsalt korra vaadata, okei, normaalne, lähme edasi. Nüüd, see ei ole see, millest ta räägib. Ta ütleb, kummardades on vaadanud. See on sama detailide nägemine. See on sama nüansside nägemine, sisusse süvenemine. See on sama põhjus, miks ma olen ka öelnud just, et võtame Piibli lahti, uuri, loe, süvene, süüvi. Amen. See on oluline element, sest et Jumala sõna ei ole meil vaja lihtsalt lugeda, vaid meil on vaja Jumala sõna uurida. Sest Piibel räägib ka õpetussõnades just, et mu poeg pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrmu kõnede poole, ära lase neid enesel silmist, hoia need oma südames. Sest need on eluks selle, kes need leiab ja ravimiks koguda ihule. Mismoodi, kui see inimene süveneb ja süüvib ja pöörab oma tähelepanu selle sõnale, siis see hakkab ravimine mõjuma. Kuidas sa võtad Jumala sõna ravimit, on see, et sa võtad tema sõna, loed, uurid, mõtiskled, räägid seda.
ja nüüd see hakkab sinus midagi tegema. Näiteks ka, ütleme, kui arst määrab mingisuguse ravimi kellelegi, ütleb, et see on mingisugune tableti kujul, et võta seda 3 korda päevas ja sa ütled, et siin mul siin laua peal, ma ei tea, ma ei vitsinud hakata taga vaeva nägema, hakka teda siis suhu panema, mis iganes. Kas sa teeb midagi? Mitte midagi ei tee. Ja Jumal on ütelnud sulle oma retsepti, kuidas tuleb võtta, mismoodi tuleb võtta ja kui sa seda teed just täpselt nii, nagu tema on ütelnud, siis see toob ka tulemusi. Ravim, mis on lihtsalt kuskil nii-öelda pudelis või tableti karbis, see ei muuda mitte midagi. Aga see sama ravim tuleb võtta ja panna õigel viisil, õigel ajal suhu. Ja ravimi võtmine ei ole vale asi. Ma tean vahest, kui kristlased ütlevad seda, kui ma usun, et Jumal on mind tervendanud või tervendab mind, siis ma ei tohi ravimit kasutada. See ei ole tark tegelikult alati. Jumal tahab nii-öelda vahest aidata siin teatud kontekstis, et sa usk jõuab teatud kohta, kus sa ei vaja enam seda ravimit. Okei, nüüd lähme edasi, vaatame Teine Korintlastele 3.14. Nüüd ta räägib siin ka sellest maailmast, või tegelikult sellest maailmast, ta räägib tegelikult võrdpildina sellest, kui Mooses tuli ka mäe pealt alla ja nüüd ta kasutab üht huvitavat teksti, vaatame siin, Teine Korintlastele 3.14. Et nende meeled on paadunud, sest veel tänapäevalgi jääb sama kate Vana Testamendi lugemisel ära võtmata, sest alles Kristuses see kaob. Veel tänapäevalgi, kui Moosest loetakse, on kate nende silmade peal. Aga kui nende süda pöördub issanda poole, siis kate võetakse ära, sest issand on vaim ja kus on issanda vaim, seal on vabadus. Aga me kõik, kes katmatu palgega vaatleme issanda auhiilgust otse kui peeglis. Kas sa märkad, jälle räägitakse peeglist ja räägib millegi vaatlemisest. Muutume samasuguseks kujuks, nüüd see sama kuju räägib ka pildist või inglise keeles on niisugune nagu image, samasuguseks kujuks aust ausse nagu issanda vaimust. See tähendab seda, et sa vaatled seda Jumala sõna, loed seda, uurid seda, süvened sellesse ja lased sellel luua neid pilte oma mõtlemisse ja ka edasi oma südamesse ja sa muutud selle sarnaseks. Amen. Siis mis seal sõnas on kirjutatud. See on see, kuidas hakkab sinu jaoks töötama. See, et sa võtad Jumala sõna ja sa muutud selle sarnaseks, mida Jumal on rääkimas. Jumala sõna ei ole lihtsalt üks tekst, vaid see on üleloomulik tekst, milles on võimekus sind tervendada, sind vabastada, sulle tuua lahendused. See sisaldab enne sellest tohutult palju tegelikult ja ta räägib sellest, kuidas sa vaatad seda, millest ta räägib, mis vaatamisest. Mitte füüsilisest vaatamisest, vaid just sellest samast, kui ma rääkisin, me vaatame nähtamatut. Sa vaatad selle sõna peale ja nüüd sa muutud selle sarnaseks, mis Jumala sõna on kirjutamas. Sa muutud iga päevaga, kogu aeg muutud ja sa vaatad seda, vaatad ja vaatad. Ja ma ei räägi teksti vaatamisest, vaid ma räägin selle vaatamisest, mida Jumal oma sõnas on sulle kirjeldanud ja sa vaatad seda. Amen. Vaata Efesastele 1.15. Nüüd me näeme, Paulus palvetab siin selle koguduse eest. Ja see on üks eeskuju palve, mida ma soovitan sul ka iseenda eest paluda. Paljud kristlased paluvad meie isa palvet ja mõned isegi ei anna endale aru, mida nad paluvad. Nad vuristavad seda nagu ühte luuletust ette, me ei saa, mis ega vahest nad nii kiiresti ei räägi seda, ja ma ei ürita nagu seda kuidagi halvustada meie isa palvet. Nüüd aga me peame aru saama sellest, et meil on piiblis erinevaid palveid. Miks on tõstetud seesama niinimetatud meie isa palve kui selline nagu eraldi siuksesse ülimuslikku kohta? Kui samas me näeme, Paulus palub päris mitmeid olulisi palveid just Uue Testamendi kirjades koguduste eest. Ja mis asi see on ja miks me ei näe seda meie isa palvet enam kordumas piiblis hiljem? Me näeme evangeeliumites paralleelselt küll seda sees, ütleme Luuka evangeelium ja siis Mattuse evangeelium, ma ei tea, kas Markuse vist on ka või. Ja nüüd ta nagu öeldakse, enam hiljem ta ei kordu. Näiteks Paulus ei kirjuta Timoteusele, et kas sa täna meie isa palvet palusid, kule? Miks ta ei kirjuta? Sellepärast, et ta ei ole kutsunud meid korrutama seda kui ühte luuletust,
vaid ta on kutsunud, et me saame aru selle asja printsiipidest ja sellest sisust ja me palume ja me tunnustame teda kui oma isa. Ja siis me võime paluda oma vajaduste eest, et tema tahe võiks sündida siin maa peal. Kujuta ette, kui inimesed tõesti usuksid seda, Jumal, sinu tahtmine sündigu maa peal nõnda nagu ka taevas. Kui palju meil oleks järgi vaeseid, haigeid, mis iganes. Aga inimesed ei usu seda sageli. Nad korrutavad seda kui ühte luuletust lihtsalt uuesti ja uuesti. Sellepärast me ei tohiks lörtsida seda meie isa palvet ja teha sellest ühte luuletust. See ei ole luuletus. See peaks olema midagi sellist, mida kui me palume neid printsiipe, mulle ei ausalt, ma ütlen ausalt, kas sa oled märganud, me ei ole kunagi oma koguduses meie isa palvet üks ühele siin palunud niimoodi koos. Miks? Põhjus ei ole selles, et me neid printsiipe ei tunnustaks, vaid põhjus on selles, me ei ole kutsutud niivõrd mingisugust ühisluuletust lugema, vaid me kasutame neid printsiipe ja me peame neid rakendama oma elus. Ja siin samas ka Paulus palub selle koguduse eest. Ma tean, võib-olla mõni inimese pahandab see isegi, kui ma niimoodi räägin meie isa palvest, sest mõni peab seda nagu eriliseks pühaks mingiks asjaks. Ja see on tähtis asi piiblis. See on oluline element, kui Jeesus seda õpetas, see on selleks, et me õpiksime sellest. Aga mida me õpiksime? Mitte korrutama nagu luuletust, sest Jeesus ise ka ütleb just väga selgelt, et me ei peaks, nagu öeldakse, paljude sõnade tõttu arvama, et Jumal midagi teeb. Amen? Ja me ei peaks ka pikki palveid mingisuguseid paluma, vaid me peaksime tõesti, mida me tahame ja mida me palume. Ja meil on eeskujusid päris mitmeid piiblis. Ja siin on üks eeskuju ja seda me peaksime samamoodi paluma. Amen, eeskujuna. Ja ka mitte niivõrd luuletusena, vaid eeskujuna just. Ja siin ütleb sellepärast ka mina, kui ma sain kuulda 15 salm, teie usust issandasse Jeesusesse ja armastusest, mis teil on kõigi pühade vastu, ei lakka tänamast teie ees ja tuletan teid meelde oma palvetes. Et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal ja au isa teile annaks tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises. Nüüd ma võiksin natukene lihtsamalt seda sõnastades, et teda siis Jumala tundmises ehk siis. Ja siis ta ütleb, ja valgustaks teie südame silmad. Nüüd see on üks fraas, millele ma tahan praegu tähelepanu juhtida. Ta räägib sinu südame silmade valgustamisest. Nüüd mõned tõlked tõlgivad selle väljendi ka südame silmad, teie arusaamise silmad. Arusaamise, mida siis see on? See ongi ka seotud sinu mõtlemisega. Valgustaks. See, et sa näed teatud asju, mida Jumal on sulle andnud. Mida ta siis ütleb, et te teaksite, mis lootus see on, milleks teid on kutsutud. Ja mis on tema pärandi au rikkus pühade sees. Mis asi see on? Mis Jumal on sulle pärandanud. Jeesus on surnud sinu eest, kandnud sinu haigused, kandnud sinu vaesuse, kandnud sinu depressiooni, rõhumise ja segaduse ja et me näeksime seda, mis meile kuulub. Et sa näed iseennast vabana haigustest, iseennast vabana puudusest, sest Jeesus sai vaeseks sinu eest, et sina saaksid rikkaks, ütleb piibel, ja ei räägi seal mitte vaimulikust rikkusest, vaid räägib materiaalsest rikkusest. Ja sa näed iseennast rikkana sellepärast, et Jeesus sai sinu eest vaeseks. Ma tean, mõnedele inimestele ei meeldis, sõna rikas ja ütled, et kristlased ja Jumal tahab, et oleksid rikkad. Ja nad tahab muidugi, et sa võiksid anda evangeeliumi, et sa võiksid Jumala tahet teha, et sa võiksid õnnistada Jumala riiki. Amen. Ja kui sul ei ole midagi anda, siis ei ole lihtsalt ja sa ei saa teha. Amen. Aga Jumal tahab, et me võiksime olla rikkad ja et sa hakkad nägema seda pärandit, mis sulle kuulub. Seda, et Jumal on sinu tervendaja, sa hakkad nägema ja see on see, mida ta palub. Ja see on üks asi, mis sul endalgi tasub paluda. Jumal, valgusta minu südame silmad või valgusta minu arusaamise silmad. Kui ta ütleb, sul on silmad, mitte ainult siin, vaid sul on silmad kuskil mujal veel. Sinu arusaamises või sinu südames on silmad, millega on võimalik asju näha. Ja ma ei räägi nägemustest, vaid ma räägin just sellest samast, et Jumal võiks anda ühe arusaamise sellest, teatud suhtumised, teatud mõttemallid jõuavad sulle, vahest kasutangi väljendit kohale nii-öelda. Amen. Et me teaksime siis, mis lootus see on, mis on tema pärand ja aurikkus pühade sees ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes. Mitmed tõlkid ütlevad ka meie sees. Missugune vägi, kes me usume tema jõuduga, see mõju, millega ta on olnud mõju Kristuses, kui tema surnust üles äratas. See sama vägi, mis äratas Jeesuse surnust ülesse, on sinu sees. Vahest mõned mõtlevad, Jumal saada väge, Jumal saada väge, see on su sees juba.
Ja meil on vaja sellest arusaamist ja ilmutust ja selgust, kus kohta see jõudma meie südamesse ja ka meie arusaamisesse. Et need silmad nii-öelda näevad seda. See on seesama, me vaatame nähtamatult, et sa nüüd näha selle väega ennast. Ma näen ennast tervenemisega, ma näen ennast jumaliku varustusega, ma näen ennast tugevusega, ma näen ennast sellega, ma näen ennast seda. Ja ma ei räägi seda, mis sa näed enda ümber, vaid ma räägin seda, mis sa näed Jumala sõnas. Ja see on see, mida ta palub. Et need inimesed näeksid seda. Ja kes pole huvitav, ma olen rääkinud sellest pidevalt ja ma pean seda uuesti puudutama, et Pauluse ja isegi esimene niinimetatud ainus palvekoosoleku kirjeldus, mis meil piiblis on. Ja huvitav on see, et meil ei ole piiblis koguduse koosolekute kirjeldusi eriti palju üldse. Tegelikult mitte eriti palju, ainult üks nendest ongi tegelikult. Apostolitegude 4. peatükis on ühe palvekoosoleku kirjeldus. Ja meil ei ole kirjeldus seda, mismoodi üks koguduse koosoleku selline peaks välja näema. Meil ei ole seda kirjeldust olemas piiblis. Nüüd, mismoodi me seda tegema peame? Nii nagu Jumala vaim juhib iga ühte meilt tegutsema, et see ei ole mingid jäika reeglid. Aga me näeme palvekoosoleku kirjeldus meil on olemas. Ja kas sa märkad, sellel palvekoosolekul ei toimunud see, et nad tulid ühiselt kokku ja palusid siis mille tädi Maali seljavalu eest ja onu kooli alkoholi probleemi eest. Mitte kuidagi, loodan, et keegi ei ole sama nimega siin. Ja väga paljude koguduste palvekoosolekud just sellest koosnevad. Nad tulevad kokku ja paluvad siis tädi Maali seljaprobleemi eest ja onu kooli alkoholi probleemi eest. Nüüd, kas onu kooli vajab lahendust? Muidugi vajab lahendust. Kas tädi Maali vajab lahendust? Muidugi vajab lahendust. Ja Jumal tahab teda terveks teha, kindlasti. Aga lahenduse võti ei ole mitte nende probleemide eest niivõrd palumine, vaid mida me näeme, mida palus? Paulus, et nende südame silmad saaksid valgustatud. Et nad saaksid arusaamise ja selguse sellest, mis Jumal neile on andnud, missugune pärand neile kuulub, missugune vägi neis on tegutsemas. Ja see ei ole vale paluda inimeste vajaduste eest ja ka tervenemiste eest, aga iva on selles, et sageli on selle sama võti see, et kui inimene saab aru sellest, mis talle kuulub, mis on tema oma, siis ta ei ole see, et ta peab iga kord tulema kogudusse pastor palumu eest, vaid ta võib öelda, ahaa, see on mul käes, see on minu oma, ma näen seda, see on minu oma, see kuulub mulle ja ma käin selles tervises ja ma käin selles vabaduses praegu, juba siin ja praegu. Ja ma ei sõltu enam sellest, et keegi peab minu eest paluma, vaid ma sõltun sellest, et ma võin öelda, tänu Jumala, sinu vägi on minust tegev, sinu vägi on minust tegev, sina oled minu ravija, Jeesus on kandnud minu haiguse tõved ja ma näen seda, ma vaatan seda nähtamatut. Mis ma ütlen, ma näen seda, mis Jumala sõna ütleb. Ja see on see, mida ta palub. Ja see ongi see, mida me peaksime ka iseenda eest paluma ja ka kaaskristlaste eest paluma. See on palju olulisem, kui paluda seda, et tädi Maalil saaks selg korda või onu Koolja saaks alkoholiprobleemist vabaks. Sest et kui ta saab sellest aru, siis ta kiitus Jumal, ajab oma selja sirgu, ütleb tänu Jumal, Jumala vägi on minust tegev ja ma ei pea enam kannatama selle selja valu all. Sest et Jeesus on kandnud minu haiguse tõved ja ma ei pea enam saatma sinna palvet ja sinna palvet ja sinna palvet. See on see, mis Jumal tahab, et arusaamine tuleks. Ja see on see, kuidas kristlased ka elasid. Me ei näe koguduse keskel toimumas kogu aeg tervenduskoosolekud kristlastele, vaid me näeme, kuidas tervenemised toimuvad kogu aeg 4 seina vahelt väljas ja on sellele maailmale. Sest need, kes on tulnud kogudusse, saavad aru, see pärand on kuulub mulle täna, siin ja praegu ja see vägi on minus praegu tegutsemas. Amen. See on see, kuidas ideaalis peaks käima asi Jumala koguduse. Kas see täna üks ei ole nii, aga meil on vaja selle suunas kasvada, sest on vaja Kristus peab meist saama kuju. Amen. Ja nii kaua tuleb teha ka kristlastele tervenduskoosolekuid. Mitte seda, et neid vale oleks teha, aga see on seesama, et me saaksime pihta just, inimestel on vaja seda sõna. See sõna, et Kristus saaks neist kuju, et nad vaatavad seda sõna, nad vaatlevad seda sõna, nad süüvivad sellesse sõnasse. Ja nii kaua, kui nad lõpuks saavad aru, see vägi on minust tegev. See sama vägi, mis äratas Jeesuse surnust ülesse. Mitte lihtsalt kellegi surnust ülesse, vaid Jeesus ärastas surnust ülesse. See ei ole olnud mingisugune väike törtsukene midagi väge, see pidi olema üks väga suur vägi ja see on sinu sees täna praegu tegutsemas. See on sinu sees praegu olemas. See tähendab seda, et ühelgi haigusel, ühelgi valul, ühelgi probleemil ega hädal ei ole enam õigust olla sinu ihus. Amen. Kiitus Jumala. Amen.
siis valgustaks teie siis südame silmad või arusaamise silmad, nagu see 18 salm ütles, ja et teaksite, mis lootus on siis, milleks teid on kutsutud ja mis on pärand ja aurikkus pühade sees ja mis on tema ülemäära suur vägi, mis, kus ma jäin siis pooleli, meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul, millega ta on olnud mõju Kristuses, kui tema surnust üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas. Niisiis, nii-öelda me võime uskuda tema jõutugevuse mõjul. Amen. Nii, ma võid ise lugeda selle palve lõpuni. Nüüd vaata, mis on üks väga oluline asi. Lähme Rooma kirja 4. peatükki. Nüüd, kui me räägime sellest samast vaatamisest, kui me vaatame, nagu see fraas, millega ma alustasin, sa võid otsida selle välja, ma tsiteerin lihtsalt uuesti seda sulle. See oli 2. Korintlaste 4.18 ütles, meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatutele asjadele. Kuidas me vaatame? See on üks teatud valik ja see on üks lugu, kus keegi ka mingis mõttes vaatas midagi. Ja Rooma 4.17 ütleb, nagu on kirjutatud, jutt on siis Abrahamist tegelikult, või tol hetkel siis ta vist oli Abram veel. Ma olen siin pannud paljude rahvaste isaks, sest selle Jumala ees, keda ta uskus ja kes teeb elavaks surnud ja kutsub esile olematuid asju otse kui olevaid. Siis ta räägib Abrahamist tegelikult. Tema uskus üle lootuses, et ta saab paljude rahvaste isaks vastavalt sõnale. Ta räägib siis Abrahamile. Jumal oli öelnud oma sõna, nõnda peab olema sinu sugu. Ja ta ei näinud usus nõdraks tähele pannes oma ihu, mis oli elatanud, oli ta umbes 100-aastane ja et Saara lapsekoda oli surnud, ent Jumala tõotusest ta ei mõelnud uskmatuses kaksipidi, vaid sai vägevaks usus, andes Jumala austust ja olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev tegema, mis ta on tõotanud. Niisiis, mis seal oli tegelikult? Jumal ütles, et sina oled paljude rahvaste isa ja muutis tema nime Abramist Abrahamiks, mis tähendab siis tegelikult paljude rahvaste isa. Ja nüüd see nimi sai muudetud. Ja siin ta räägibki, et ta räägib olematutest asjadest otse kui olevatest. Ja Eesti keel ütleb, et kutsub esile. See on ka väga hästi tegelikult öeldud see huvitav väljend. Ja siis ta ütleb edasi siin 19 salm. Ja ta ei läinud usus nõdraks. Nüüd siin on üks nüanss või asi, mis on väga oluline nüanss ja ma olen uurinud erinevaid tõlked ja meie eestikeelsed tõlked kumbki neist millegi pärast ei tõlgi seda sellisel viisil, nagu mitmed ingliskeelsed tõlked tõlgivad. Ja tõlgivad just millegi pärast vastupidi. Ma ei tea, kus see niisugune situatsioon on tekkinud, aga olgu sellega kuidas on. Ingliskeelne King James tõlgib just niimoodi, et ta ei läinud usus nõdraks või nõrgaks, jättes tähele panemata oma ihu, mis oli elatanud. Oli ta umbes 100-aastane ja et Saara lapsekoda oli surnud. Jättes tähele panemata. Jääme selle fraasi juurde, olgu sellega nüüd selle tõlke, kuidas on siin. Ja see võid ise uurida, päris paljud ingliskeelsed tõlked tõlgivad selle täpselt samamoodi. Jättes tähele panemata. Niisiis, nüüd see on sama, mida ta vaatab. Ta teeb silmad lahti, ma olen peaaegu 100-aastane juba, kõik, mis selleks, et lapsi saada, ei ole päris enam samamoodi toimas, see on kõik nähtav. Kui tal oli ka tol ajal peegel, ma usun, et mingisugune äkki oli juba, ma ei oska öelda, ei ole uurinud seda ajaloolist tausta, aga kui läks peeglisse, 100-aastane mees on seal. Aga nüüd ta pani silmad kinni. Jumal ütles, sa oled paljude rahvaste isa ja sul saab olema laps. Ja ta vaatas mida? Seda, mis sõna ütles. Nõnda saab olema sinu sugu. Ta räägib nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres. See on seesama, tegelikult see oli huvitav, et Jumal mängis seda niivõrd hästi ka see, et ta isegi sai silmad lahti vaadata. Öösel vaatas taevasse, nõnda saab olema sinu sugu. Päeval vaatas maha, liiv, nõnda saab olema sinu sugu. Ta nägi seda sama, samades võrdpiltides, seda sama nähtamatut. Seda ei ole tema olukorras, tema situatsioonis, ta ei näe seda, aga nüüd ta võib näha seda nähtamatut. Ja vaadata selle nähtamatu peale. Mida Jumal on ütelnud, see nähtamatu on mis asi, see, mida Jumal oli ütelnud, nõnda saab olema sinu sugu. Nüüd saab oma naisega kokku ja ka tema naine on juba teatud eas. Ja ta ei olnud sinnamaani veel lapsi saanud oma sünnist saadik, seal oli mingisugune, me ei tea täpselt, mis probleem see oli iganes, aga ta ei olnud lapsi saanud. Nüüd ta on ka selles eas juba, kus nii-öelda
kõik nii-öelda loomulik selleks, et lapsi saada, oli ka juba lõppenud, ma ei hakka sinna detailidesse minema sellega, aga nii-öelda tal ei olnud enam võimalik nagu loomulikus mõttes ka enam lapsi saada, selle ea tõttu juba. Ja Jumal ütles, et ta saab lapse. Nüüd ta, mida? Ta jätab selle tähele panemata ja vaatab seda, mida Jumal ütles. Nüüd see on üks väga oluline element. Sul võivad olla mingid sümptomid, sul võivad olla mingisugused diagnoosid ja mitte see, et sa kogu aeg, see ei ole see, et sa ignoreerid neid. Võib-olla arst on määranud mingi ravimi, võib-olla mingi asja, siis sa võtad sellega, tegeled selle asjaga praktilise külje pealt. Aga samas sa vaatad nüüd, mida sõna on ütelnud. Jeesus on kandnud minu haigused ja tõved ja ma vaatan selle nähtamatu peale ja ma näen iseennast tervena ja ma näen seda, mida Jumal on mulle kinkinud. Ma näen seda, missugune vägi minus on tegev ja ma vaatan selle sõna peale ja mitte ma ei vaata neid valu. Sa mõtled, aga vahest mõni inimesel on pidevad valud ja ta täitsa võimalik. Täitsa võimalik. See on sama koht, kus sa võid tõsta käed, ütleb, isa, sinu sõna ütleb, tõepoolest võttis ta enese peale minu haigused ja kandis minu valusid kandis ja ma võin näha iseennast ilma valudeta, sest et need on nüüd läinud Jeesuse peale ja need samad valud, mis ma isegi tunnen oma meeltes või oma füüsilistes nii-öelda meeltes, need ei kuulu mulle ja ma võin vaadata ennast iseennast ilma valudeta, sest et Jeesus on kandnud minu valud. Ja see on sama, et sa vaatad selle peale, mida sõna on ütelnud, vaatad ja näed seda nähtamatut. Vaatad selle peale, Abraham tegi ka, ta jättis selle tähele panemata ja ta vaatas selle peale, mida Jumal oli ütelnud. Mida Jumal oli ütelnud. Jumal oli ütelnud, nõnda saab olema sinu sugu. Ja see laps sündiski. Aga selle juures oli üks väga oluline element. Tema suu ütles seda. Abraham, naine hüüdis, Abraham. Tema jaoks kõlas nende keeles paljude rahvaste isa. Nii-öelda tema sulased, kõik ta oli terve hulk igast inimesi, kes olid teda nii-öelda teenindamas ja sulased ametis kogu aeg. Ja ta ütles ka neile, et ma ei ole enam Abraham, nüüd ütlete minu kohta Abraham. Ta kuuleb seda pidevalt, Abraham. See tähendab siis paljude rahvaste isa. Ja ta kõrvad kuulevad selleks, et ta mõtleks ja näeks ennast sellena. Ja see sai ka ühel päeval reaalsuseks ja huvitav on see, et nagu öeldakse paljudest rahvastest veel väga palju ta ise ei näinud oma eluaja jooksul. Aga see siiski sai ikkagi reaalsuseks pärast ka tema eluaja lõppu. Sai ikkagi reaalsuseks. Amen. Sellepärast ka sa võtad sellest sõnast kinni ja otsustad tähele panna, mida Jumal on ütelnud, mitte seda, mis sinu ihu räägib, mis sinu nii-öelda olukorrad räägivad. Nüüd ma ei räägi sellega, et sa ignoreerid haigus ja olemasolu. Vahest mõned ütlevad, ma ei ole haige, ma ei ole haige. Ei, see ei ole see, mis sind terveks teeb. Vaid sa näed seda, mida Jumal on sulle andnud ja mida sa usud. Sa ei saa ütlema mitte, ma ei ole haige, vaid sa ütled, ma olen terveks saanud Jeesuse haavade vermet läbi. Sa räägid sellest samast olematutest asjadest otsega olevatest. See ei ole haiguste eitamine, see ei ole valude heitamine, vaid see on see, et sa otsustad näha seda, mida Jumal on ütelnud sinu kohta. Sa näed seda nähtamatut. Vaatame korra Mattuse 14:25. Jälle üks lugu, kus keegi ka midagi näeb või midagi vaatab. Ja kuidas see mõjutab teda väga otseselt. Mattuse 14:25. Aga 4. öövahi korral tuli Jeesus nende juurde kõndides merel. Jeesuse jüngrid on seal siis. Ja kui Jeesuse jüngrid teda siis nägid merel kõndivat, kohkusid nad ja ütlesid, see on tont. Ja nad kisendasid hirmu pärast. Aga seda maid rääkis Jeesus nendega ning ütles, olge julged, mina olen see, ärge kartke. Üks vahemõte sulle. Jeesus ütles, ärge kartke. Kas nemad said otsustada, et nad ei karda? Kas sina saad otsustada mitte olla hirmu all millegi suhtes? Aga see olukord ütles, aga see arst ütles, aga see inimene suri selle haiguse tõttu ja ma kardan. Sina saad otsustada, ma ei karda.
ja tee see otsus. Kui isegi tuleb mingisugune negatiivne diagnoos, negatiivne sõnum ja see räägib teist või kolmandat, siis sa teed otsuse, ma otsustan mitte karta, sest Jeesus ütles mulle, ära karda. Amen. Ja see on teistes kontekstides ka seda väga sageli ütelnud. Ta eeldas seda, et nad lõpetavad ära selle. Paned stopi selle. Mina ei karda, sest et Jeesus on, mis asi, kandnud minu haigused ja minu tõbed. Ei taba õnnetus mind, ega lähene häda minu telgile. Ükski haigusega tõbi ei hakka mulle külge. 91. laul on see muuses. Nii. Ta ütleb, et ärge kartke. Nüüd Peetrus kostis tema ning ütles, issand, kui sina oled, siis käsi mind tulla enese juurde vee peale. Nüüd näeme, tal on julgust sükest asja igatseda. Jeesus ei ole kade. Tema ütles, tule. Nüüd korra teeme vahepausi. Ja ütleb, ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Tõlked ütlevad ka Jeesuse poole. Ja kas pole huvitav, enamus, kes räägivad sellest, või sellest loost üldse, räägivad sellest, Jeesus käis vee peal. Peetrus käis ka. Jeesus käis vee peal, aga Peetrus käis ka. Peetrus käis üleloomulikus, midagi üleloomulikult oli ka tema elu sündimas. Ja mõni ütleb, Jeesus tegi ainult imest ja Jeesus käis vee peal. Peetrus käis ka. Tähendab ka seda, et ka sina, kui vaja oleks, ka sina võid isegi vee peal käia. Amen. See on omaette teema nüüd, aga see ei ole omaette alati see asi, mis peab kohe sündima. Aga iva on selles, ma räägin just sellest samast imeprintsiibist. Need asjad, mis toimusid Jeesuse elus, need imed, mis toimusid, need võivad ka sinu elus toimuda. Ja sinu kaudu. See ei ole ainult see, et ainult Jeesuse kaudu sünnivad imed ja Jeesuse teeb seda teist ja kolmandat. Jumal tahab ka sinu kaudu teha neid asju. Nii. Ja siis ta ütleb, ja Jeesus tuli siis tema juurde või tema poole, aga nähes tuult. Kas sa märkad? Nähes. Tuult lõi ta kartma ja hakkas vajuma, kisendas ning ütles, issand, päästa mind. Kas sa märkad? Ennem oli olnud sõna, tule. Mis see sõna tule tähendas? See ei olnud lihtsalt T-U-L-E, vaid see tähendas seda, sul on võimekus ja potentsiaal selle vee peal käia. Nüüd ta kuuleb seda sõna ja ta näeb seda ka oma südames ja teab seda, see on võimalik. Ja ta usub seda ja ta astub sealt samast paadist välja ja see vesi kannabki. Vesi kannab ja ta käib need sammud, me ei tea, kui mitu sammud, sest kui ta ütleb, et ta halks tema poole, sest et kui ta oleks kohe hakanud vajuma juppuma, siis Jeesus oleks saanud temast kinni haarata, järelikult ta pidi peaaegu temani jälje jõudma, ja ta kõndis peaaegu Jeesuseni välja ikkagi. Nüüd mis on, ütleb, seesama väljend nähes tuult. Mitmed tõlkid kasutavad ka, ma just otsisin välja selle väljendi, siis on ka vaatama, tajuma ja tundma. Me näeme siis, seal oli ka mitmed teised meeled tulid ka mängu. Ta tunneb seda tuult puhumas endale vastu, ta tabab ära, et see on, igal pool on vesi ja kuna see ei olnud selline sile vesi ja samas see ei muuda midagi. Sa oled sa proovinud. Kas lainetega vee peal on lihtsam käia kui ilma laineteta vee peal? Oled sa proovinud? Kumb õnnestub see varemini? Sinul ei õnnestu kumbki. Mõlemad on üleloomulikud ja selles situatsioonis võime aru saada, et seal olid teatud lained ja see ei olnud väga tasane, ikka rahulik meri. Nüüd ta tuleb ja ta näeb ja kuuleb seda ja ta kõik. Ja kus on tema tähelepanu on millel? Sellel sama nähtaval. Nähtaval. Mul tuleb meelde üks lugu, ma räägin selle siia vahele. 90. me olime ühes koguduste laagris ja ma palusin seal Jumala vaimu õhutusel ühe noormehest, kel oli suhkruhaigus. Ja kui ma palusin ta eest, Jumala vägi tabas seda ja ta sai terveks selles mõttes, et need sümptomid kadusid, tema suhkrutase läks õigesse kohta tagasi. Ja tal ei olnud vaja enam insuliini sel hetkel süstida. Ja nüüd see laager kestis seal veel mitu päeva, edasi või mäeta mitu päeva pärast, see oli paar päeva. Ja selle aja jooksul ta ei süstinud üldse insuliini ja muidu ta pidi seda regulaarselt tegema. See oli tema enda isiklik otsus. Ära tee otsuseid tavaliselt, eks ju, oma otsuse põhjal, vaid las arst kinnitab. Aga nüüd, kui see laager sai läbi, siis ta ühel päeval, see on see vist uriini pealt tehakse see test, vist analüüs selle peale, et näha seda veresuhkru sisaldust. Minu meelest nii see on. Ja ta tegi selle testi
ja ta nii-öelda võttis selle testi kätte ja see näitas seda, et nagu veresuhkru tase oli, mõtlen kogu aeg pidi see oli läinud. Ta oli vist liiga kõrge vist või? Jah, liiga kõrge oli. Ja ma mäletan seda hetke, kui ta nägi, hirm tabas teda. Ja see sama tervenemine libises tal käest ära. Mis asi siin juhtus? Nagu ta nägi laineid, nägi, tundis tuult, plaksti, ta hakkas vajuma. Ja sageli see sama inimesed vaatavad ka, nad näevad seda haigust, nad kuulevad neid sümptomeid, nad nii-öelda mõtisklevad nende asjade üle, kui raske see haigus on ja mis sellega juhtus ja mis tollega asja ja nende usk hakkab vajuma. Kas sa märkad, mis siin lõpus Jeesus ütles? Sa on õdrausuline, miks sa kahtlesid? Ta ei ütelnud seal lõpus, et no tuleb täitsa vägev värk oli, no ikkagi natuke ju, ikkagi said vee peal hakkama kuidagi, no püsisid ju vee peal täitsa peaaegu, no hakkasid lõpus küll vajuma, pole viga, läheb paremaks. Ei, ütles, sa on õdrausuline. Sa on nõrga usuga, miks sa kahtlesid? Jeesus ei pidanud seda edukaks seda asja. Ja ta ei üritanud teha talle seda kujundavat hindamist, nagu tänapäeval tehakse. Et ilusaid jutukest rääkida selle peale, kui tegelikult asi oli ikkagi parasjagu jama. Ta ütles täpselt nii, nagu on. Nõrk usk ja nagu öeldakse, miks sa kahtlesid, sa oleks võinud mitte kahelda. See on selle asja iva. Ta oleks võinud selles situatsioonis öelda, stopp, ma ei vaata selle tuule peale, ma ei vaata nende lainete peale, vaid ma vaatan selle sõna peale. See on väga oluline element ja see on üks koht tegelikult ka, kus vahest inimesed kaotavad oma tervenemise. Sa palud nende eest ja nende elus juhtub ime. Ja valud kaovad, sümptomid kaovad, kõik kaob, nad täiesti Jumala vägi tabab neid selles situatsioonis. Ja nüüd, kui äkki see on juhtunud, nad lähevad koju ja sümptomid tulevad tagasi. Need samad valud, järgne hommik üles või mis iganes situatsioonis, äkki tunneb seda sama asja ja ütleb, et mis ma nüüd siis teen? Ei, stopp, ära kahtle. Jumal on mulle tervise andnud. Jeesus on kandnud minu haiguse tõved ja kurat, sa ei pane mulle seda tagasi ja ma ei nõustu sellega ja kasutad oma meelevalda, ütled, ma ei luba sellel valul tulla tagasi, ma ei luba sellel haigusel tulla tagasi, see kuulub mulle. Ja see on see asi, me peame õppima käima vee peal edasi, isegi kui laine tõuseb. Mismoodi? Mitte pöörates tähelepanu sellele, vaid vaadates nähtamatut. Vaadates nähtamatut. Pöörates silmad sellele sõnale tule ja minna edasi. Amen. Tule ja minna edasi. Amen. Niisiis me näeme, loeme ilusti selle lõpuni, ma tsiteerisin vahepealt küll. Ja siis ta hüüdis muidugi, et 20. salmis nähes tuult lõida kartma, hakkas vajuma, kisendas ning ütles, Issand, päästa mind. Ja Jeesus sirutas seda maid oma käe, haaras temast kinni ja ütles talle, sa on õdrausuline, miks sa kahtlesid. Ja nad astusid paati ja tuul rauges. Nüüd me näeme, kogu see probleem, kui selline sai ka kõrvaldaud, aga kas sa rääkad, pane tähele. Ja nad astusid paati ja tuul rauges. Ta tuli Jeesuse juurde, Jeesuse poole, see oli paadist eemal. Nad käisid koos tagasi vee peal. Peetrus käis uuesti vee peal, ta tõmmati sellesse kohta ja ta otsustas mitte kahelda. Kui sinul on midagi käest hakanud ära libisema, see ei tähenda seda, et see on läinud igaveseks, vaid sul on võimalik see uuesti esile tõmmata ja öelda, et tänu Jumale, mulle kuulub see tervenemine, mulle kuulub vabadus, mulle kuulub see asi, mis rahtis mul käest ära libise, see on minu oma. See on minu oma, ma kavatsen uuesti sellest käima hakata. Ma tõusen vee peal tagasi ja kavatsen käia hakata, kiitus Jumale. Ja see on see, mismoodi sina võid ka käia vee peal, käia üleloomulikkus, vaadates millele Jumala sõnale, vaadates seda nähtamatut. Amen. Vaata esimese Moosese 1.27. Esimene Mooses 1.27. Üks asi, mis ma igaks juks hoiatan, kes on meil ka koguduses külas. Meie koguduses ei jutlustata 20 minutit. See on keelatud lihtsalt. Mis see tähendab? See tähendab seda, et meie jutlus on vähemalt tund aega.
ja mitte lihtsalt jutu pärast, vaid sellepärast, et just see oli mul eile oma vanaema, see on nüüd minu jaoks vanaema, ma ütlen valesti. Kuidas ma ütlesin? Anne, mitte ei ole. Muidugi, mitte vanaema, mõtlen laste kontekstis. Ämmaga oli just jutt ja käis teatris. Teatrietendus kestis 3,5 tundi, seal küll oli üks vaheaeg, vist oli ka sees. Ja nad istusid kõik selle ära, kaotasid kõik selle ära ja olid vaimustuses. Ja inimesed tulevad kogudusse ja kui koguduse koosolekul jutlus hakkab üle poole tunni minema, siis hakkab see vaimustus ära kaduma mõnel inimesel. Kui inimesed saavad vaimustada teatrietenduse peale, ja ma räägin siis inimesed, kes ei ole kristlased isegi, siis kui palju enam peaksid meie vaimustunud olema Jumala sõnast. Ja me näeme, ka Paulus oli jutlustamas ja mõni inimene jäi magama. Ja jäi nii magama, et kukkus aknast välja, sai surma, äratakse surnust ülesse ja mis asi, koosolek oleks edasi. Ega me ei saa sükest asjast segada lasta ennast, nagu öeldakse, seame asja korda, toome ta üles tagasi, kuulab jutlust edasi. Ja meil on näiteid piiblis piisavalt üks näide, mis meil numbrid jooksevad läbi, on Ananias ja Safira lugu, kus üks neist kukub surnult maha ja 3 tunni pärast koosolek on edasi, tuleb mees kohale, kukub ka surnult maha ja viiakse mõlemad, maetakse ära ja koosolek kestis ikka edasi. Üle 3 tunni järelikult, veelgi rohkem. Ja mida nad tegid? Ilmselgelt Jumala sõna õpetati ja jagati seal. Inimestel oli see, et nad pidasid väärtuslikuks Jumala sõna. Ja tänasel päeval on väga tõsine probleem on juhtuma hakanud kogudustes, et inimesed ei pea väärtuslikuks Jumala sõna, nad ei vitsi seda enam kuulata, aga nad ei ole aru saanud sellest, et see on see, mis muudab nende elu. See on see, mis teeb sind terveks, see on see, mis toob sulle lahendused, see on see, mis muudab sinu elu. Sul on vaja seda sõna, sul on vaja sellesse süüvida, sul on vaja seda kuulda, sul on vaja seda näha. Ja kui sa kuuled ja näed seda sõna, see on see, mis toob sulle muudatused. Meelelahutus ei ole see, mis toob sulle lahenduse. See ei ole katastroofaalselt mõnda normaalset võib-olla teatrietendust või filmi käia vaatamas, kui sa leiad selle muidugi, mina ei ole ammu leidnud. Aga ma ei tea, ma ei ole muidugi süvenenud ka väga, mul on muudki teha. Näiteks meil oli isegi televiisorid, ma tean vaegalt nendes ostukeskustes üritavad sulle neid igasuguseid värke maha müüa seal vahest need igasugused, mis iganes firmad need on, lähtiski. Siis ma ütlen neile, me ei vaata televiisorid. Siis ta vaatab mulle sükse näoga, mis sa oled segi või imelik või mis iganes. Ei, me ei vaata tõesti televiisorid. Me vaatame YouTube'ist jutlusi televiisori kaudu, aga selles mõttes seda aparaadist seal muid asju me ei vitsi neid vaadata lihtsalt, sest nagunii uudised on väga suur osa, sa ei saa seda 100% usaldada. Ma ei ütle, et kõik vale on ilmselgelt, aga sageli inimesed toidavad ennast hirmuga nendest uudistest. Jälle üks uus sõda on käivitunud, maailma lõpp on tulemas, mis iganes. Unusta ära. Mingit maailma lõppu ei tule enne, kui kogudus on siin maa peal. Ja kui me oleme kutsutud kogudusena siin valitsema asju, suunama ja Jumala tahet nii-öelda esile tooma, mingisugust maailma lõpust siin ei toimu, Piibel ei kasuta kõigest väljendit üldse. Ja Jeesus tuleb pühadele küll millalgi järgi, aga meil on siin veel palju asju teha. Ja üks suur ärkamine on meil siin tulemas ja Jumala vaim saab võimsasti välja valatud ja see, et võib-olla on kuskil sõjad ja asjad, need vaibuvad varem või hiljem ära. Need ei ole need kõige viimased ja kõige lõplikud sõjad. Piibel räägib sellest, et me ümber saavad olema sõjad ja jutud sõdadest ja need asjad ja ütleb samas selle juures, aga me ei peaks ehmuma selle juures. Meie süda ei peaks ehmuma ja olema hirmul ega ahastuses selle pärast. Need on reaalsused ja need on reaalsed asjad. Ja ma ei ütle, et need ei ole olemas, aga iva on selles, ka sina ei peaks isegi nende asjade kõrval olema hirmul ja kui sa neid ainult vaatad ja neid kogu aeg loed ja neid ainult uurid, siis mis on? Sinust saab ehitatud hirm ja sa hakkad jällegi vajuma. Aga kui sa loed Jumala sõna, mis Jumala sõna ütleb, siis sa oled hoitud ja sa oled nii-öelda kindel ja sa teed rahus, mis vaja teha on. Amen. Nii, kiitus Jumal. Niisiis, 1. Mooses 1.27. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi tema meheks ja naiseks. Nüüd see on üks huvitav väljend. Meil on eesti keelde tõlgitud ta siis oma nägu. Mõned tõlked kasutavad ka väljendit selle nagu oma pildi või ka kuju või üks tõlge kasutab ka sükest sõna nagu vari.
Me näeme, siin on nagu üks pilt, kuju või siis ka nagu Meeldis ütleb ka isegi nägu. Nüüd sa küsid, kas ma olen siis Jumala nägu? Mitte sõna-sõnalt. Sest me oleme kõik nagu välimise mõttes ikkagi väga erinevad, kas pole nii ikkagi? Oled avastanud. Aga see on seesama Jumala pilt, missugune on Jumal. Ja ta on võtnud ühe eeskuju, ühe eesti keeles ei ole see hea sõna image nii-öelda, aga me kasutame ka vahest seda seesama eeskuju või selle pildi ja selle järgi sind loonud. Tal on pilt südames ja sind lood. Ta saab aru, see on inimese algne loomine küll, aga selles mõttes, kus kohas see inimene ennem oli, kui ta loodi? Ta oli Jumala mõtetes ja ka Jumala südames. Ja nüüd Jumal rääkis välja ja tegi, mis iganes oli vaja teha. Nüüd see inimene sai loodud. Inimene oli olemas. Jumala mõtetes. See, missuguseks sina tahad muutuda ja kus sina tahad jõuda, kõigepealt on see vaja panna kuhu sinu mõtetesse. Kui sa tahad näha ennast tervena, siis tuleb see võtta Jumala sõnast ja panna Jumala sõnast need mõtted sinu mõtetesse, et sealt võiks hakata kooruma esile see, et sa ühel päeval käid tervises ja oled terve. Amen. Kõigepealt just see toimubki selle pildi järgi, mis on pilt. Ja Jumalal on üks pilt paika pandud. Jeesus kandis sinu haigused ja tõved. See on tema südames. See on juba paika pandud. Nüüd on vaja see sama pilt saada ka sinu ellu. Ja kuidas see saab, kui sa vaatad seda pilti? Jumala sõnast. Vaatad seda. Ja lõpuks see saab reaalsuseks. Vaata Jeremia 18.2. Nüüd mõned lood, ma olen kunagi varem ka kasutanud, aga need on head. Jeremia 18.2 ütleb, tõuse ja mine alla Potissepa kotta. Nüüd see, kui ma ei ole selle ametiga tegelenud, siis see ei ole mitte Potsepp, vaid see on Potissepp. See on üks väike nüansi vahe, aga on päris oluline vahe. See on see, kes teeb potte ehk siis põhimõtteliselt või anumaid või mis iganes. Ja ma annan seal sulle kuulda oma sõnu. Ja siis ma läksin alla Potissepa kotta ja vaata, ta tegi tööd potikedra juures. Ja kui asja, mida ta savist tegi, Potissepa käes rikki läks, ehk siis läks katki või sassi seal midagi, siis ta tegi sellest jälle teise asja, nagu Potissepa silmis õigem näis olevat teha. Siis tuli mulle Jehova sõna ja ütles, kas mina ei või teiega teha nõnda, nagu see Potissepp? Oh Iisraeli sugu, ütleb Jehova, vaata, otse kui savi Potissepa käes, nõnda olete teie minu käes, Iisraeli sugu. Nüüd seesama pott, ütleme mingisugune pott või vaas või mis iganes see siis oli, kus ta ennem oli, kui see Potissepp selle nii-öelda valmis sai teha? Ütlete, teda ei olnud. Ei, ta oli kuskil olemas. See oli tema mõtetes. Tal oli üks mõte tulnud, teeks sellise vaasi. Juba tal oli mingisugune pilt, mismoodi ta peaks kuju olema ja missugused vormid ja mis seal iganes on. Osalt see võis tulla isegi lausa jooksvalt, aga selles mõttes, et siiski see mõte oli tema peas olemas. Ja nüüd, mismoodi? Ta võtab selle savi ja hakkab kasutama neid töövõtteid, mis nad on erilised spetsid tegelikult, kes on selle asja selgeks õppinud. Hakkab neid asju siis seda vormima ja see käib ringi ratast samal ajal. Ja mis asi see on? See, mis oli tema mõtetes, saab nüüd reaalsuseks. Samamoodi Jumal tahab teha sinuga. Tema mõttes oli see, sina suudad kõik temas, kes sind on teinud vägevaks. Sa suudad, see on tema mõtetes. Ja nüüd ta panema, kuidas ta vormib sind. Ta paneb sinusse oma sõna ja sind vormib selliseks ja sa näed sellest, ma saan hakkama, ma suudan, ma oskan, sest et Jumal on see, kes on minust tegutsemas. Ja Jumal on pannud ühe paika ühe selle vormi ja kuju. Tema kandis sinu haigused. Jumala vägi on sinust tegutsemas. Ta on pannud selle vormi ja kuju paika ja nüüd paneb seda sõna sinusse ja vormib sinust ja ühel hetkel sa käid ja elad täielikus tervises. Amen. Kõik haigused on kadunud, sest et see kuju on pandud Jumala südames, on see paigas juba. Ja ta vormib sind nüüd oma sõnaga selliseks. See, et sa käid armastuses, et sa oskad andeks anda. Sa käid Jumala plaanis, Jumala tahtes. See on tema selles kujus ja selles pildis. Ja sama Jumal lõi oma näo järgi, oma kuju järgi selle inimese. Mismoodi? Sama vormides sind. Amen.
tänu Jumalale, Jumal tahab ka sind nii-öelda vormida. Kus see hakkab peale? Sinu mõtetest. Ja kui sa saad õiged mõtted oma südamesse, oma meeltesse, siis sa saad ühel päeval ka nendes elama, nendes asjades. Kui sa ei ole rahul nende asjadega, mis su mõtetes on, ja kui sa ei taha seda kunagi sündimas saada, siis ära mõtle nende asjade üle. Sa saad valida. Ja nii positiivsed kui negatiivsed asjad hakkavad peale kahjuks mõtetest. Kui on see kahjuks või on see õnneks, kuidas iganes. Inimene, kes teeb mingisugused väga räigeid asju, mis iganes kurjategijad või kellegi tapavad, kus see hakkas peale? Mõtetest. Tal tuli see mõte, et nii-öelda tapaks selle inimese ära, teeks seda teist, kolmandat, mis iganes. Tal oli see mõte. Ja nüüd, kui ta lasi selle mõttel keerelda oma peas, mõtles ja arvas, et see ikkagi sobib ja pole midagi, ma tahan ja mulle meeldib ja mis iganes põhjused tal siis olid, ta lõpuks tegi selle ära. Ja ta sai, mis asi? Mõrvar. Misest see hakkas peale? Mõtetest. Nüüd teise külje pealt. Jumal võib teha midagi hoopis imelisemat. Sa näed seda. Jumal on andnud mulle tugevuse. Jumal on andnud mulle oma väe. Jumal on andnud mulle oma varustuse. Jehova on mu karjane, mul pole millestki puudust. Jumal on andnud mulle varustuse, et mul ei ole mitte millestki puudust. Ja sa näed ise ennast seda. Ja ühel hetkel sa oledki selles kohas, kus iganes mingisugused vajadused kelkivad sul elus ülesse, sinu vajadused on täidetud, sest sa oled näinud ennast sellega, et Jumal on minu karjane. Jumal on mind juhtimas. Jumal on mind juhatamas. See on üks väga oluline element tegelikult seoses, kui me räägime ka materiaalse jõukusega, on see, et sa pead olema just ka Jumala poolt juhitud. See ei ole ainult usu küsimus, vaid see on see, et sa lased Jumala vaimul ennast juhtida, sa oled õiges kohas, õigel ajal ja õigeid asju tegemas. See ei ole, Jumal ei õnnista sind kus iganes puu otsas, vaid selles kohas, kus Jumal on sind läkitanud. Ta ütles Abrahamile, või tol hetkel oli Abraham tegelikult veel, et mine sinna sellesse kohta ja seal ma õnnistan sind. Ja ta läks sinna sellesse kohta, mida Jumal ütles talle ja seal ootas teda õnnistus. Õnnistus ei ole kus iganes, vaid õnnistus on ainult selles kohas, kuhu Jumal sind on pannud. Ja igaühel meil oma koht. Mulle ikka meeldib seda alati rääkida. Mina ei ole saanud kogudust valida. Paljud inimesed ütlevad, ma käisin ringi vaatamas, ma valisin, see kogudus tundus mulle põnev ja ma valisin selle koguduse endale. Mina ei ole saanud kogudust valida. Jumal lihtsalt pani mind sellesse kohta. Ja ma ei saa seda ka tulevikus valida. Isegi kui kõrini saab või enam ei vitsi või taha. Siis ma ei saa ka öelda, et Jumal, kui mul sai kõrini, ma enam ei vitsi, ma ei taha enam. Mul aitab küll sellest seltskonnast. Ma tahaks midagi uut ja põnevat. Sest et rohi on rohelisem ju sealpool, tead küll, teise pool aeda. Oled sa märganud või? Ma mäletan, see on üks vahe mõttes ja ma olen kunagi lehmakarjas käinud lapsena muidugi. Ja me pidime tegelema nii-öelda hoidma neid lehmasid seal siis teatud alas, aga vahest neil olid ka karjused pandud. Kui tead, siin karjus on, kus väike traadikene, seal on vool sees. Õnneks ta ei ole väga karm, aga ta on piisav, et lehm sellest ikka hoiab eemale. Ja kõige naljakam oli see, et lehmal oli suur karjamaa. See oli täitsa normaalne rohi igal pool. Ja mitmed neist ronisid ikka sinna karjuse juurde ja nad olid veel nii osavad, et nad sihtisid oma pea sealt selles karjuse, selle kõige alumise traadi vahelt läbi, nii et see neile kaelale veel pihta ei läinud. Ja siis tahtsid just sealt nii-öelda seda rohtu kätte saada, mis seal teisel pool seda karjust oli, seal kus veel nii-öelda karjus vasta kaela ei läinud. Ja see on seesama lehma probleem. Ja kahjuks paljud kristlased on arvavad seda, et nagu öeldakse, see rohi on rohelisem alati seal kuskil mujal. See ei tähenda seda, et sa ei või vahest käia teises koguduses külas või midagi taolist, aga iva on selles, et Jumal on pannud vahest meil teatud kohta ja kui me teame, see on minu kodu, see on see koht, kus ma pean olema, siis mul ei ole vaja otsida rohelisemat rohtu. Sest seal on Jehova on minu karjane ja minu vajadused on seal täidetud selles kohas, kus Jumal mind on pannud. Amen. No, aga sa ei tea, Soomes ja Rootsis on ju kõrgemad palgad, peaks ikkagi sinna minema. Ma olen näinud kristlasi, kes on läinud kõrgema palga peale seal ja tänasel päeval nad ei käi üldse Jumalaga. Ma võiks olla isegi, ma ei hakka inimeste nimesid ütlema, või mitmeid nimesid võiks öelda, kes tänasel päeval on vaimulikult absoluutselt sassis ja segadustes ja probleemides just sellepärast, et nad on läinud välismaale tööle, ainult välismaale tööle minemise pärast. Ma ei taha kellelegi nina peale seda visata, ma tean, üks inimene on ka töötamas, aga iva on selles, me peame teadma, kus on meie koht. Amen. Me peame teadma, kus on meie koht ja kui me teame, kus on meie koht, siis Jumal õnnistab meid selles kohas, kus me peame olema.
Amen. Et see on oluline seda mõista, sellest aru saada. Amen. Vaatame ühte lugu veel. Meil alla liiga noori siin ei ole. See on üks kirjakoht, mis ei ole kõigi jaoks sobilik või siivutu piisavalt, mitte siivutu, aga see on üks lugu piiblis. 1. Moosese 30:32. Siin ei ole midagi siivutut tegelikult mõttes, aga see on üks printsiip. Ja siin on juttu Jaakobist ja Laabanist. Ja Jaakob oli mees, kes oli tegelikult pettusega mõningaid asju enda ellu toonud. Ja nüüd ta tegelikult on lõikamas lõikust, kus nii-öelda Laaban tõmbab tal, nagu öeldakse naha üle kõrvade, öeldakse selle viskevärjendist on. Et ta nii-öelda pettis teda päris mitmeid kordi. Ja nüüd Jaakobil sai sellest kõrini, ta hakkas Jumalat otsima, kuidas ta võiks, nagu öeldakse, sellest olukorrast ikkagi võidukalt välja tulla ja kuidas ta võiks ikkagi nii-öelda näha ka edu ja kasvu oma elus, et teda ei peteteks kogu aeg. Ja siis ta otsis Jumalat ja ta jõudis ühte kohta, kus ta tegi Laabaniga, kes oli siis tema, mis on siis tema tol hetkel siis juba naise isa, ehk siis eks ju, jah, on vist, ja temaga ühe lepingu või kokkuleppe, kui ta oli tema loomade eest hoolitsemas ja see kokkulepe hakkab siit välja paistma. Ja see kokkulepe tegelikult oli siis selline, et tegelikult, et kui nad, mõtlen kohe, et ma ilusti selgitan seda, et nii-öelda, kui olid need triibulised ja tähnilised loomad, et need, nagu öeldakse, need, kes olid pärast seda, kui need triibulised ja tähnilised olid sellest karjast alguses eemaldatud ja siis pärast hiljem, kui sündis neid veel juurde, siis need läksid kõik Jaakobile. Ja sellisel kombel ta oli võimalik nagu oma varandust suurendada. Nüüd loogika ütleks seda, et kui on ühed loomad, kes ei ole triipe ega tähne peal ja kui nad oma vahel siis nii-öelda üksteisega nii-öelda kokku saavad, siis nimetame, kuidas iganes seal on, siis nii-öelda saavad uusi loomi, siis need tavaliselt ei sünni triipude ja trähnidega. Kas pole nii? Sest nad ise on teatud välimusega. Aga Jumal andis üleloomuliku asja, kuidas siuke asi võiks toimuda. Ja ma loen seda lugu sulle siin. Ja nüüd vaata, mis sünnib. Ma käin täna läbi kõik su pudulõused, lahutades neist kõik tähnilised ja kirjud, uted ja kõik indlevad noored jäärad, samuti kirjud ja tähnilised kitsede hulgast. Nüüd siis kõigist loomadest, kõik, mis olid kirjud ja tähnilised ja igasugused, need võeti ära kõik. Need olgu siis mulle palgaks ja mu õigus kostku minu eest tulevikus, kui sa tuled mu palka vaatama. Kõik, kes ei ole tähnilised ja kirjud kitsede hulgas ja indlevad noorte jäärde hulgas, loetagu minu poolt varastatuks. Ja Laaban vastas, hästi sündigu tõesti su sõna järgi. Ja ta lahutas samal päeval keertsabalised ja kirjud sikud ja kõik tähnilised ja kirjud kitsed kõik, kel oli valged küljes ja kõik kindlevad noored jäärad andis need oma poegade hooleks ning jättis 3 päeva tee enese ja Jaakobi vahele. Jaakob aga jäi karjatama Laabani ülejäänud pudulojused. Siis saame aru, et need olid siis ühevärvilised kõik siis järelikult. Kas pole nii? Ja Jaakob võttis enesele papli, mandli ja plaatani puu toored keppe ja kooris neile valged vöödid ja paljastades keppide valge värvi, tegi sellised nii-öelda triibulised kepid nii-öelda, eks ju saad aru. Ja pani kooritud kepid pudulojuste ette rennidesse ja veekünadesse, kuhu pudulojused tulid jooma. Ja joomas olles nad paaritusid. Saad aru, millest siis jutt on, eks ju? Ja kui pudulojused keppide juures paaritusid, siis pudulojused sünnitasid tallesid, keertsabalisi, tähnilisi ja kirjusid. Ja Jaakob eraldas noored jäärad ja pööras isa omade pead keertsabaliste poole ja kõigi indlevate poole Laabani pudulojuste hulgas. Nõnda tegi ta enesele eraldi karjad ega pannud neid Laabani pudulojuste sekka. Iga kord, kui tugevamad pudulojused paaritused pani Jaakob kepid künadesse pudulojuste silme ette, et nad paarituksid keppide juures. Aga kui pudulojused olid väetimad, siis ta ei pannud. Ehk siis ma ei hakka pikalt edasi, loeme ühe salmi veel. Aga kui pudulojused olid siis väetimad, nõnda sai väetid Laabanile ja tugevad Jaakobile ja mees kosus üpris väga ja tal oli väga palju pudulojused, ümmardajaid ja sulaseid, kaamleid ja eesleid. Nüüd jättes kõrvale kogu selle asja nii-öelda sisu või tausta, vaatame seda sama vaimulikku printsiipi, mis see oli. Mida need loomad nägid, mida?
triibulisi ja need tähnilisi nii-öelda pulkasid. Ja kui nad paaritusid, siis mida? Nad tootsid seda, mida nad nägid. Mitte seda, mis nad olid. Nad tootsid seda, mis nad nägid, mitte seda, mis nad olid. Ja see on seesama vaimulik printsiip. Sina pead ka nägema, mida Jumala sõnas. Ja sa hakkad tootma enda elus seda, mida mitte sa oled, vaid seda, mida sa näed. Nüüd see on üks oluline asi, see on see oluline, et sa näed seda õiget asja. Kui sa vaatad laineid, kui sa vaatad nagu Abraham küll ei vaadanud, jättis vaatamata selle nii-öelda oma vanuse ja Saara võimetuse lapsi saada, jättis vaatamata selle. Aga kui sa vaatad negatiivseid asju, siis sa toodad ka lõpuks negatiivseid asju. Inimesed, kes vaatavad õudusfilme, hirmu, võib-olla mis iganes muid asju, need panevad enesesse neid asju sisse ja see toodab enesesse neid asju. Sellepärast sina ei peaks vaatama sellist tüüpi asju. Me peame valima, mis filme me vaatame, mida meie lapsed vaatavad, millega meie lapsed mängivad. See ei ole täitsa ükstakõik, see on lihtsalt täitsa populaarne asi. Ei, see ei ole populaarsuse küsimus. Ma mäletan, meil poisid olid ka väiksemad, ma mäletan paari arvutimänguga ka isegi, see oli siuke asi, et me olid nii populaarsed, ümber kõik lapsed mängisid seda. Ja meil ei olnud rahu selle asjaga. Ja siis ma vitsisin ja hakkasin uurima ja tuli välja, et üks mingisugune ülimalt populaarne mäng, mis tundus üsna sükene nagu ei olnud midagi väga veidrat. Aga seal oli üks mingisugune imetase kuskil kaugel, kuhu kui sa jõudsid, siis äkki hakkas sealt tulema mingisuguseid täiesti kultuslikke, teemalikke haigeid asju hakkas esile tulema. Ja see oli peidetud, nagu öeldakse, kuskile mingis imetasemesse, kuhu väga paljud ei jõudnudki. Ja kõik mängisid seda mängu. Ja mõtlesime, et ei, me ei mängi seda kogu lugu. Ja mis sellest hakkas, mul ei olnud rahu südames. Ja vahest sa pead tegema ka neid lapsevanemana, katsuma südames, kas sul on rahu. Et su laps vaatab selliseid multikaid, mängib sellist tüüpi mänge. Sest et mis asi, nendel on võimekus toota midagi neis. Nad vaatavad seda, nad toodavad seda. Ja kui nad vaatavad teemolikke, maagilisi, mida iganes asju, mingisugune imeline energia, vägi, mis iganes, siis nad toodavad seda eneses, lasevad sellele tegutseda eneses. Ja inimesed avavad ennast ka kurjadele vaimudele lõpuks sellisel viisil. Need ei ole lihtsalt mängud ja need ei ole lihtsalt mingisugused filmid, nende taga on kurjad vaimud, kes on tegutsemas ja andnud inspiratsioonile inimestele. Ja kui sa lased oma lastesse või iseenesesse selliseid mentaliteete sisse, see hakkab tootma sinu elus. Ja sa ei taha seda. Sa ei taha selliseks muutuda, sa ei taha seda kanda ja sa ei taha olla ühel päeval see, kes enam ei seletagi, mis on Jumalast ja mis ei ole Jumalast. Amen. Sellepärast me peame valima, nii me ei saagi peaaegu midagi vaadata. No ja mis siis, sa ei jää millestki ilma. Jumala sõnas on nii palju vaadata. Sul on võimalik seda tundide viisi vaadata ja häid jutlusi ja Jumala sõnast lähtuvaid asju, neid on ka nii palju ja kui sul puudu on, ma võin sulle juurde anda. Amen. Ja mul on endal ka vahest, mõningaid jutlusi või asju, mida võiks kuulata. Mul on nii palju neid vahest, et sa pead nagu valima, et nagu ma ei suuda neid kõiki korraga läbi kuulata. Aga need on olulised ja vahest vajalikud, sa pead leidma selle õige hetke, õige aja, millal sa pead midagi vaatama. Ja see on see toodab sinus. Miks meil peab olema harjus kristlasena kuulata jutlusi, lugeda Jumala sõna, lugeda häid kristlikke raamatuid, sest need toodavad sinus midagi. Milliseks sa tahad muutuda? Kus sa tahad homme olla? See hakkab millest peale? Sellest, mida sina vaatad. Ja ma ei räägi ainult lihtsalt üldises mõttes pildi vaatamisest, vaid ma räägin just sellest samast, kuidas sa vaatad Jumala sõna, vaatad seda nähtamatut. Ja see hakkab sinus midagi tootma. See hakkab sinus midagi looma. See hakkab sinus midagi looma. Kristus saab sinus kuju. Kristus saab sinus kuju. Halleluuja. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Isa, ma tänan sind. Su sõna on hea. Su sõna on imeline. Ja su sõna on potentsiaal ja võimekus meis luua seda, mis sinna sõnasse on kirjutatud. Ja mitte ainult meie emotsioonides luua, vaid ka tuua meie füüsilises ihus esile. Nagu sa alguses, kui sa inimese lõid, siis ta oli sinu südames ja sinul oli üks pilt südames, missuguse inimese tahad luua. Ja sa lõid terve, tugeva, ilma haigusteta, ilma puuduseta inimese ja ütlesid, ta saagu ja sündigu. Sa rääkisid selle välja ja see sai reaalsuseks. Sa lõid ja vormisid ja tänasel päeval sa tahad samamoodi ka meie eludes luua
vormida ja kujundada meis seda esile, mis sina oled meie jaoks valmis pannud. Kristus saab meis kuju. Kristus, kes kunagi ei olnud haige, kes kunagi ei olnud puuduses, kes kunagi ei olnud depressioonis, kes kunagi ei olnud hirmu all, kes kunagi ei olnud ahastuses, kes kunagi ei olnud muredes. Ja sa tahad luua meis selle sama reaalsuse, et me võime ühel päeval sellest ka elada praktiliselt siin maa peal. Maa peal, mitte alles oodata, et taevas saab olema murede vaba. Ei, siin maa peal saab olema murede vaba. Mitte ainult taevas saab olema tervis, vaid siin maa peal saab olema tervis. Siin maa peal saab olema tervis. Tänu sulle, isa. Ja isa, sa tahad seda teha meie eludes. Me võiksime käia tervises, käia vabaduses, käia ka kõiges varustuses. Isa, et meil ei ole mitte millestki puudust. Isa, ja asjad, mis sa tahad meie ellu tuua, isa, et need asjad tulevad. Isa, rahad, mis sa tahad meie ellu tuua, vahendid, aparaadid, mis iganes on vaja, sa tahad meie ellu tuua, isa, et me võime näha ennast nendega koos tegemas sinu tahet, tegemas sinu tahet. Tegemas sinu tahet, tegemas sinu tahet. Halleluuja, halleluuja. Jumal on sinu jaoks auto valmis pannud, kes sa iganes igatsed. Ja ma ei räägi mingisugusest vanast, väsinud, kustunud autost, vaid ma räägin ühest korralikust autost. Ja sa ütlesid, selle pärast, mille pärast me elame. Ei, me ei ela ja tõesti asjade pärast, aga Jumala tahe on vaja teha. Amen. Ma räägin ühe asja vahele, me lähme edasi veel koosolekuga. Mis kannes aasta see oli, kui meil kogudus selle esimese auto ostis? Ma ei näe, 2000 oli, kuskil 2003, 2004, 2005, võib-olla kuskil seal kandis. Ja see pidi olema rohkem 2005. Ja, kuskil sinna kanti, 2000 alguses, ütleme niimoodi. Kogudus kuulis ilusaid tunnistusi sellest, kuidas me ühe oma ilges seisundis autoga, ma kasutan just väljendit, sükest nagu ta oli, hakkasime sõitma ühele ristmikule ja autopidurid olid ühe hetkega kadunud. Ei jalgpidurid, ei käsipidurid, kõik oli läinud. Ja me veeresime siis teiste autode vahelt. Kiitus Jumal, Jumal on armuline, ei sattunud selles mõttes õnnetusse. Tegime paar kriipsu autodele peale ja ristteelt välja sõites siis punase tulega ükski auto ja nii-öelda tramm ei sõitnud seal teistpidi, kui sa tead kosmose, praegu kosmose, on see kino veel, mis iganes ta nimi on, selle sama ristmiku peal, mis sõidab siis selle Pärnu maantee peale. Tol hetkel see natukese ristmiku oli teistmoodi üles ehitatud, aga ja naveeresime selle autoga välja ja ma jagasin seda tunnistust koguduses, näe, Jumal hoidis meid, kiitus Jumale ja siis paar inimest koguduses ütlesid, aitab. Meil on pastorit vaja. Mitte seda, et me lihtsalt usume seda, et nagu seda oleks hoitud sükeste künadega. Ta ei sõnastanud niimoodi, mina sõnastasin praegu selle. Ja kogudus otsustas osta meile nii-öelda ühe viisakama, normaalsema auto. Ja kas pole huvitav sellega seoses, tänu Jumala, mida me saime teha sellega? Palju rohkem Jumala riigi tööd, palju efektiivsemalt sõita kogudusse, käia jutlustamas, mis iganes oli vaja teha. Ja me ei pidanud selle peale mõtlema, et äkki nii-öelda ratas kukub alt ära või pidurid kaovad ära, vaid et see on püsiv, stabiilne. Ja Jumal tahab, et sinul võiks olla ka üks püsiv, korralik, stabiilne auto, kui sa igatsed. Amen. Ja see ei pea olema mingisugune väsinud ja süket nagu püsiv vaevu koos, sest meil oli selle autoga igasuguseid põnevaid asju. Rattad kadusid ka alt ära isegi muuseas. Küll sellepärast, et mina ise tegin vea, aga sellegi poolest Jumal on ikkagi armuline. Aga sellegi poolest ma usun, et Jumal on mitmetele jaoks autod siin valmis. Ja ma ei räägi praegu vanast autost, vaid ma räägin uutest autodest. Nüüd, kuidas see saab minu elu reaalsuseks? On see, et sa näed seda oma südames. Miks sa võid näha seda oma südames? Minu Jumal täidab kõik minu vajadused. Au ja rikkuse Kristus Jeesus. Jehova on mu kaljaline, mul pole millestki puudust. Amen. Tema on see, kes täidab sinu vajadused ja sul ei ole millestki puudust. Ja kui sul on vaja autot, et teha Jumala riigi tööd ja et see võib olla korralik, viisakas, miks mitte kas või isegi uus või peaaegu uus, kuidas iganes see sobib, aga selles mõttes Jumal tahab sulle selle anda. Ta ei ole kade ja ta ei ürita seda, nagu öeldakse, sinust eemal hoida. Sest Jumala riigi töö vajab tegemist. Amen. Kui Jeesusele toodi oli see eesel ikka vist, jah, oli. See on sulg, mis iganes, või kuidas nimed, eesel toodi kohale. Ja mitte keegi ei olnud sellega ennem sõitnud. See on sulle üheks heaks usukohaks. Keegi ei olnud sellega ennem sõitnud. Sa ütled, need ei olnud autosid. Aga see oli vägagi arvestatav tasemel transpordivahend tol hetkel.
mis Jeesusele toodi. Ja Jumal tahab sulle ka korralikku anda. Ja Jumal tahab, et sa võiksid näha ennast nende lahendustega, mis Jumal on sinu jaoks. Nüüd ma ei räägi lihtsalt autodest ja asjadest sellepärast, et lihtsalt asjadest rääkida, vaid iva on selles, et Jumala riigi töö vajab tegemist. Amen. Ja meil on vaja selleks transpordivahendeid, et jõuda kõike maailma. Amen. Kiitus Jumalale. Meil on vaja erinevaid muid asju, et teha Jumala tahet. Amen. Kiitus Jumalale. Samamoodi Jumal tahab ka, tegelikult ma pean selle asjaga veel edasi minema. Mõtlen kohe, kuidas. Ma teen siin ühe usupalve ja sest, et alati asjadel on lõikus. Kui me rääkisime sellest, et kogudus tol ajal hetkel otsustas meile selle auto osta, tegelikult neid on järjest mitu tükki olnud. Meile kogudus on, tähendab, kui ma kasutan väljendit ostnud meile, siis tegelikult tehniliselt ei ole päris meie halduses. See on kogudusele kuuluv ja meie käsutuses. Aga et ta nagu öeldakse, oleks sisusti ka õieti legaalselt tehtud. Ja see on 3 erinevat autot ja viimane ramuti ka on meie käsutuses, aga on tegelikult koguduse omand. Aga see on külv sinu kui koguduse liikme poolt. Ja sul on õigust, Jumal ütleb, et andke, siis antakse teile hea, tuubitud. Ja see, mis sina külvad, see on see, mis sina ka lõikad. Ja sul on õigust uskuda lõikust, kui sa oled isegi andnud ohvrisse, oled andnud ande koguduses, siis sa oled osa sellest lõikajast. Ja sa võid uskuda lõikust selleks, et saada endale auto. Sest ma olen andnud ka autosse, see on sama tüüpi, sama tõugu. See on see sama nii-öelda tribuline pulk. See saab sinust toota midagi. Amen. Amen. Kiitus Jumalale. Ja sellepärast võid usus kinni haarata, kui sina igatsed, et sinul saab olema auto, sa võid lihtsalt minuga koos ka paluda. Isa, ma tänan sind, võib-olla või uus auto võib see olla ka, selles mõttes viisakas. Isa, ma tänan, et sina oled huvitatud, et meie vajadused oleksid täidetud. Ja isa, me otsustame uskuda lõikust inimestele, kes on andnud ohvrisse aastate jooksul ja et sinu töö ja sinu tahe saaks teostatud ja sinu riik saaks ellu viidud. Isa, ma tänan sind autode eest igale inimesele, kes on uskumas ja ootamas, et sina võiksid neid varustada ja sina oled Jumal, kes on rohkem kui küllaldane. Sina oled Jehova meie karjane ja meil pole millestki puudust ja meil pole ka autodest puudust, et inimesed saavad tulla kogudusse, teha Jumala riigi tööd, teha mis omanes ka oma tavalist tööd ja isa, et nad ei pea olema häiritud vanadest, väsinud, kustunud autodest, sest see ei ole see, mis on sinu plaan, vaid sinu tahe on, et me võiksime sõita korralike masinatega ja teha sinu tahet ja olla esinduslikult tõesti tegemas seda, mis sa meid kutsunud tegema. Jeesuse nimel ma kuulutan autod, tulge. Inglid tooge need kohale, rahad, vahendid, soosing, mis iganes on vaja. Jeesuse nimel tooge need kohale. Jeesuse nimel. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Tänu Jumalale. Halleluuja. Kiitus sulle, isa. Ma tänan sind. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Halleluuja. Tänu su, isa. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Sinu vägi on sinust tegev. Minust tegev, tänu Jumala. Sinu vägi on minust tegev. Meist tegev. Halleluuja. Isa, et me võime vaadata seda nähtamatut ja näha seda, kuidas see saab kuju meis. 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 Halleluja. Entra alla fa adresep köstrine nevekronito ova albreteni stambra ni igroho ova arde sambreke edrostö zomi eltrone campoatre zemikra afalatri ise protesenoa depekeri destesinoa. Kui sa võtad minu sõna, ütleb issand, võtad mu sõna, loed seda, uurid seda, mõtiskled selle üle ja räägid seda välja. Sa näed, kuidas see sõna hakkab sinusse vormima. Esmalt sinu mõtetesse, edaspidi sinu südamesse, seda, mis ma olen plaaninud sinu jaoks. Ja kui see kuju ja vorm saab sinna ehitatud sinu südamesse ja sinu mõtetesse, siis sa võid näha, kuidas see tuleb ja see saab ka reaalsuseks selles füüsilises maailmas. Kuidas su ihu saab tervises käima, sest see sõna on läinud sinu mõtetesse ja sinu südamesse ja see sõna on tootnud sulle tervenemise.
Seepärast võta mu sõna ja ära suhtu sellesse kui lihtsalt mingisugused juttu või teksti, vaid võta mu sõna, teades selles on potentsiaal mind ravida. Võttes seda sõna, mõtiskledes seda sõna, rääkides seda sõna ja sa näed, kuidas sa hakkad muutuma ja muutuma. Alguses sa ei näe midagi väliselt, aga äkitselt sa näed midagi oma südames. Sa näed iseennast tervena, sa näed iseennast vabana, sa näed iseennast muudetuna, sa näed ennast võidukana. Ja mingil hetkel äkitselt, kui sa oled seda näinud, see saab ka reaalsuseks. Ja sa muutud, ja sa muutud, ja sa muutud teiseks, otse kui teiseks inimeseks, sest et see sama sõna on sinusse loonud selle pildi ja kuju. Halleluuja. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Ta on loonud selle. See on vahest nii kurb, kui inimestel, ka kristlastel ei ole seda, et nad ei väärtusta Jumala sõna. Et lugeda seda. Hommikul inimesed teevad lahti Facebooki esimese asjana. Äkki võiks teha vähemalt Jumala sõna esimese asjana. On see siis paberkujul või on see sul digitaalselt, kuidas iganes sul meeldib seda. Ja lugeda temast sõnast, mida Jumal on ütlemas täna. Inimesed võivad öelda, inimesed võivad arvata, ja keegi ei keela sul seda Facebooki vahest lugeda või vaadata, aga äkki Jumalal on midagi olulist öelda. Midagi olulist sulle öelda. Ja kui sa hakkad sellisel kombel isegi prioriteetides muutma, sa tegid lahti Jumala sõna. Jumal, mis sina täna rääkimas mulle? Mis su sõna on mulle ütlemas? Mis sa oled olulist lugemas? Vahest sa võtad mingisugused ühed samad kirjakohad, mis Jumal sulle annab südamesse ja loed neid üks päev ja teine päev ja kolmas päev ja võib-olla 6 aega järjest ja võib-olla pool aastat isegi järjest. Ühte sama ja midagi äkitselt, saad aru, mis see teeb? Äkitselt see saab sinus kuju, sest et sama pilt, mida sa oled vaadanud, mida sa oled süvenenud, mida sa oled süüvinud, nüüd äkki see saab loodud, see saab valmis. Ja nüüd sa hakkad nägema, ma olen vaba. Ma olen vaba sellest haigusest, ma olen vaba sellest sidumisest, sest ma näen ennast, see on reaalsus, kiitus Jumala ja sa hakkad hõiskama ja rõõmutsema ja plaksti see füüsiline reaalsus saab ka paika. Ja asi, mis on võib-olla aastaid sind kinni hoidnud, aastaid sind kammitsenud, äkki sa murrad sellest asjast plaksti ühe hetkega välja, sest et sa oled jäänud selle juurde, kes vabaduse täiusliku käsu sisse vaadates on kummardunud ja jääb selle juurde, nagu see kirjakoht oli. On kummardades, on vaadanud sellesse käsu sisse, selle sõna sisse, on vaadanud ja jääb selle juurde ja nüüd plaksti, nüüd ta on äkki tegija. See on reaalsus. Ja see on seesama, mis juhtub sinuga, kiitus Jumale, kui sa võtad selle sõna ja toitud sellest. See, mis sina teed siin, on kiitus Jumale hea ja vajalik, aga see, mis sa teed kodus oma isiklikus ajas, määrab selle, mis sinust saab ja kuhu sa lähed. Amen. Vahest inimesed tahavad lihtsalt, ütleme, ma käisin koguduses, ma kuulasin jutluse, tore jutlus oli, hea jutlus oli, väga inspireeriv jutlus oli, tänu Jumale. Nüüd, mis sa teed homme, ülehomme selle sõnaga? See määrab selle, mis see moodi see sõna elu muudab. Ma tean inimesi, meil endalgi kunagi aastaid tagasi väga kurvad situatsioonid on, et kus inimene, kes käis meil, täna ei ole ammude koguduses, käis meil koguduses igal koosolekul kohal. Absoluutselt igal koosolekul kohal. Ja mõtlesin, et see inimene peaks kindlasti vaimulikult hästi tugev ja tubli olema. Me pidime ühel hetkel ta välja viskama kogudusest. Vale profeteeringute ja mitte asjade korda seadmise pärast. Üks ainus kord, kus ma olen sükst asja koguduses pidanud tegema. Inimene, kes käis kõigil koosolekutel kohal, kuidas see võimalik on? Mis sa teed selle sõnaga pärast seda koosolekut? Kas sa paned selle oma ellu? Kas sa otsustad selle sõna järgi elada? Mitte ainult see, kas sa oled kohal või ei ole kohal. Kui sa vaatad tähendamissõna külvajast, see kirjakoht, siis seal on võrdpildid nendest maadest. Me kunagi lõpetame ka. Võrdpildid nendest maadest. Seal räägivad inimestest, nende südametest. Piltlikult need on kõik kristlased, kes olid koosolekul. Aga ainult üks tüüpi maa kandis neist vilja. Missugune sina tahad olla? Amen. Ja see oli pärast just, mis sellega toimus pärast seda sündis. Mis nad tegid selle sõnaga, mismoodi nad suhtusid selle sõnasse, see on määrav. Et me saaksime sellele pihta, et küsimus ei ole selles, et nagu ainult sain koosolekul kuulda ja olin tubli ja olin kohal, ikkagi seekord jälle sain ühel pühapäeval kohale, aga mis sa tegid sellega pärast.
mis sa oma igapäevases elus sellega teed, see on see, mis määrab ja mis muudab selle olukorra, mis toob sulle lahenduse. Amen, kiitus Jumalale. Halleluuja. Ma lõpetan siin sellega.